tere, kuna me veel hetkel ootame ühte penalisti, siis teeme akadeemilise veerandi ja siis alustame. Aitäh!
tere, aitäh, et kõik siin olete. Mul on hea meel, et isegi keset sessi on meid siin nii palju ja inimesi, keda huvitab Eesti kõrghariduse tulevik. Meil on siin paneelis hästi palju tähtsaid ja pädevaid inimesi. Meil on Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, siis meil on Daniel Kõiv Haridus- ja Teadusministeeriumist, Kallase assistent, nõunik, vabandust. Siis meil on Margit Sutrop, kes on Riigikogu liige ja Riigikogus ka algatanud kõrghariduse toetusrühma, siis meil on Renar Kiho, TÜÜ esimees, Katariina Järve, üliõpilaskondade liidu juht ja Eneken Riin-Salong, kes on sotsiaalvaldkonna üliõpilasnõukogu esinaine. Ja tere tulemast ka meie poolt. Tänane mõtteruum on selleks, et luuagi, nagu ka nimi ütleb, ruum selleks, kus siis arutada olulisel teemal, nagu on kõrghariduse rahastus. Ja peale seda, kui me oleme arutanud, saab ka publik sõna, nii et head kuulajad, jätke oma küsimused meelde. Aga ma alustaksin meie tänast sündmust sellise sissejuhatava segmendiga, kus me võiksime siis arutada, mis on kõige suurem väärtus, mida kõrgharidus pakub ühiskonnale. Nii et Katariina, kas sa tahaksid alustada? Mis sinu meelest on kõige suurem hüve, mida kõrgharidus pakub ühiskonnale? Ma siis alustan. Tere ka minu poolt. Mulle tundub, et kõrgharidus, kuigi nii mõnigi viimasel ajal eriti on välja toonud seda, et kõrgharidus on hästi kasulik sellele enamasti noorele inimesele, kuid täna ka ükskõik mis vanuses inimesele, siis see, kuidas mina seda näen, on tegelikult see, et need kõrgharitud inimesed tegelikult tulevad, panustavad ühiskonda, nad on Riigikogus, valitsuses, nad on erinevates mittetulundusühingutes, kodanikus, väga aktiivsed kodanikud, äriinimesed, arendavad majandust, et tegelikult ma näen, et kõrgharidus mingis mõttes ja üldse haritus ja haridus tegelikult on see nii-öelda alustala hästi idealistlikus nagu vaatenurgas, mis meil on ühiskonnas. Aune, kuidas sina seda näed? Ma annan siis vastu ühe hästi statistilise vastuse, et kõrgharitud on rohkem hõivatud, neil on kõrgem palk, nad maksavad rohkem makse, neil on parem tervis, nad teevad vähem kuritegevust, nad on aktiivsemad kodanikud, nad osalevad enam vabatahtlikus töös ja nii edasi. Et tegelikult nagu palju kriitilisi näitajaid on kõrgharidusega inimestel paremad kui teistel, nii et ma arvan, et see panustamine kõrgharidusse ja hästi tore oli näha, et 6 aega tagasi sai valmis teine täiskasvanute oskuste uuring PIAK, 11 aastat tagasi oli esimene voor ja selle uue uuringu andmed näitavad, et meil on inimesed rohkem hõivatud, aga kõrghariduse, mida paremate oskustega, mida kõrgema haridusega, seda rohkem on hõivatud ja meil on vahepealsel ajal tulnud 10% kõrgharidusega inimesi juurde, aga see ei ole kuidagi kõrghariduse kasulikkust vähendanud, et nende oskused on paremad, kui see oli 10 aastat tagasi ja need oskused on jätkuvalt vajalikud, nii et meil ei ole nii-öelda ühiskonnas veel liiga palju kõrgharidust. Margit Sutrop, kuidas teie näete seda? Ma võib-olla võtaksin sõnajärje niimoodi üle, et ma arvan, kõik, mida Aune rääkis, on tegelikult nagu rohkem, et mida kõrgharidus annab inimesele, miks nemad sellest kasu saavad. Aga nüüd, kui laiemalt proovida mõelda, siis ju eelkõige ongi see haritus, mida ühiskond ja maailm vajab, et mitte ainult, et inimesed ise elavad paremini, mis on õige ja saavad nii-öelda paremini hakkama, elavad tervemini, on rõõmsamad, rohkem sotsiaalseid suhteid, kõik väga õige. Aga ma arvan, et siin selle kõrghariduse rahastamise alguspunkt on ikkagi see, et haridus ise aitab kõigil inimestel paremini elada. Et kui meil on haritud inimesed, siis nad oskavad paremini sildu ehitada, inimesi ravida, nad oskavad teisi lapsi õpetada, nad oskavad kõiki neid väga hulle väljakutseid, mille ees maailm seisab, paremini lahendada ja nad oskavad ka mõtestada meie elu. Nad
nad oskavad aru saada, mida tähendab inimeseks olemine, mis läheb ilmselt täna väga sellisesse võtmesse, et meil on väga vaja mõelda, kas meil on vaja kõik üle anda masinatele, tehisintellektile, kes oskab võib-olla asju palju kiiremini ja paremini teha, aga inimeseks olemisel endal on väga suur väärtus ja seal on inimene asendamatu ja inimene ei saa mõelda ilma, et tal oleks sõnavara, et tal oleks teadmised, et tal oleks ajalooline nii-öelda teadmus, kogemus, märkide keel, keel ise, et suhelda ja rääkida ja seda kõike haridus annab ja loomulikult kõrgharidus kui selle hariduse tipp on siis selleks eriti vajalik. Aitäh. Daniel, sina kui haridusministri, haridus- ja teadusministri nõunik, kuidas sina seda väärtuste ja hüvede teemat näed? Jaa, võib-olla mitte nagu korrata eelnevat, aga lihtsalt ka faktina ilma hariduseta ei oleks ka olemas Eesti riiki. Eesti riik on üks vähestest riikidest, kus enne oli olemas kool ja siis tuli nagu Eesti riik peale. Et ma arvan, see lause võtabki väga hästi kokku, mis väärtus on Eesti ühiskonnas haridusel ja mis väärtus on kõrgharidusel. Nüüd võib-olla laiendades seda ka selleni, et kõrgharidus ja üldse nagu kõrgemalt haritud ühiskond tagab meile, ütleme, ka majanduslikku heaolu Eestis. Ilma selleta, et Eesti suudaks luua, ütleme, innovatsiooni, mille jaoks on vaja kõrgharidust omada, ilma selleta ei hakka Eesti kunagi rikas olema. Et Eestil ei ole, ma ei tea, tonnide kaupa maavara, Eesti suurim vara ongi inimene ja inimese potentsiaali kõige paremini ära kasutada, ütleme siis nii, saab läbi selle, et ta on haritud, läbi selle, et ta saab parema tööhõive, ühiskonnas tagab läbi selle ta loob nii-öelda innovatsiooni, läbi selle ta teeb meid ettevõtlust ja nii edasi. Et see on see väärtus hariduses, aga see fundamentaalne on see, et Eesti riigi alus on haridus. Ja kui me selle etnopoliitikani jõudme, eks ju, et mis on rahvus ilma selleta, et tal on haridus? Renar, sina kui Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees, mis on üliõpilasesinduse meelest kõige suurem hüve ja väärtus, mida kõrgharidus pakub? Ma kogu üliõpilasesinduse nimel ei saa nagu sellel kohal võib-olla päris sõna ei võta, aga mis ma arvan, et mis on see väärtus, on see, et kuidas me maailma mõistame, kuidas me süsteemidest aru saame, kuidas me näeme, kuidas erinevad süsteemid omavahel suhestuvad. Ma arvan, et see aitab luua väga head suurt pilti. Kui meil on olemas need mingisugused teadmised, kuidas süsteemid toimivad, siis me tekib ju aina rohkem huvi, et kuidas saaks neid süsteeme veel paremini panna toimima. Ehk siis meil on nagu, ma arvan, et me jõuame selliste teadmistega väga süsteemselt püüelda nagu arenguni ja et me oleks veel paremad inimesed. Me oleme nüüd rääkinud sellest, kuidas kõrgharidus teeb Eesti elu paremaks, kuidas teeb meid rikkamaks ja targemaks ja aitab meil paremini probleeme lahendada. Aga me võiksime rääkida sellest, kui suur prioriteet kõrghariduse rahastus või kõrgharidus ise praegu on Eesti ühiskonnas. Ja kui suur prioriteet see peaks olema võrreldes teiste rahastamist vajavate valdkondadega, sest sellegipoolest meie ressursid on piiratud. Nii et ma küsiksingi, et kui kõrgel see peaks meie prioriteetide nimekirjas olema. Ja ma annaksin esimesena sõna Margutusele. Siis ma loomulikult ütleks, et ma olen kõige tähtsam. Ma olen absoluutselt selles veendunud ja ma usun, et meie haridus- ja teadusminister täna seda ka teeb. Võib-olla oli seda paar aastat tagasi natukene lihtsam öelda, kui julgeolekuolukord ei olnud. Ma arvan, et täna ta jääb seal kaitseministrile alla, sest lihtsalt kui me võtame, et on palju väärtusi ja ma olen ise pluralist ja ütleks niimoodi, et on palju objektiivselt olulisi väärtusi, aga mingis situatsioonis on mingi asi tähtsam. Ma ei julgeks minna täna kaitseministri käest seda raha ära kiskuma, aga ma ütleksin, et sa ei saa maailma kaitsta, sa ei saa Eestit kaitsta, kui sul ei ole kõrgharitud inimesi. Et selles mõttes need on väga seotud, nende samade uute tehnoloogiate väljatöötamine, ka isegi ütleme, teame, et sõda on tegelikult millekski alati väga hea, see ongi tegelikult tehnoloogia arenguks. Kõik suured innovatsioonid on sündinud tormiliselt sõjaolukorras.
et selles mõttes eestlaste ajusid on vaja. Minu meelest on valitsus teinud praegu väga õige sammu sellega, et ta on öelnud, et meil on vaja oma kaitsetööstust üles ehitada ja ka Ukraina abistamine käib nüüd niimoodi, et see, mida me saadame Ukrainasse, on sageli meie enda toodetud või me oleme nii-öelda ise selle teadmuse loonud. Väga õige suund. Et selles mõttes, kui nüüd küsida, alguses see küsimus oli natuke deskriptiivne, et kui kõrge see prioriteet on ja siis teine oli normatiivne, kui kõrge ta peaks olema. Et selles mõttes ma ütleks nii, et mis see lõpus jäi kõlama, see peaks, et ta peaks olema väga kõrge, sest et paljusid muid asju, mida näiteks terve valitsus peab lahendama, nad ei saa ilma haritud inimesteta ja ilma selle kõrgharidusega ja ka teadusega, sest siin on nüüd teadus tõesti innovatsiooniga väga tugevalt seotud, ei saa seda lahendada. Nii et vastus väga oluline ja iga kell valmis selle eest seisma, et see oleks vähemalt üks meie väga suurtest prioriteetidest. Aitäh! Daniel, see vastus oli pooleldi algselt suunatud haridusministeeriumile. Kuidas sina seda näed? Me oleme koalitsioonis. Jah, me oleme koalitsioonis, aga selles mõttes ma olen ju Margitiga selles mõttes nõus. Aus vastus on see, et kui sa vaatad eelarvet, haridus on väga selgelt Eestis prioriteet. Ta tuleb igalt pidi välja. Ta on Euroopa Liidus tipus oma haridusinvesteeringute mõttes. Ta on, kui ma võtan kas või selle aasta riigieelarves, on laiastas 3 asja, kus rahastus märkimisväärselt tõusis. See oli kõrgharidusrahastustoetus, see oli pensionid ja see oli kaitse. 3 kohta, kus reaalselt raha juurde läks. Et selles mõttes ükski teine valdkond raha juurde ei saanud ja pigem vastupidi raha võeti ära, eks ju. Et selles mõttes, kui see on nagu küsimus, kui kõrgel ta peaks olema, loomulikult ta peaks olema kõrgel. Nagu ma ütlesin, Eesti ainuke viis oma majandust struktuurselt arendada on see, et sul on rohkem kõrgharitud inimesi, kes suudavad luua suuremat innovatsiooni. Näiteks, kui Eesti otsustab, et ta soovib rajada tuumajaama, sul on automaatselt vaja, sul ei piisa sellest, et sul on aastas koolitus 300 doktorit. See on lihtsalt, sa ei saa seda teha. Ehk siis sul on kohe vaja rohkem doktorikraade selleks, et sa suudaksid tuumajaama siin hoida. Või sa soovid siia tuua, ma ei tea, suurt metanoolitehast, eks ju, Pärnusse, eks ju. Sa ei saa seda ilma selleta, et sul on teadurid. Või kui sa tahad, et su Tartu, ma ei tea, ettevõtte Iko Saagen areneks jällegi, et see kõik jõuab sinna, et küsimus on nii-öelda tööjõus. Kui palju sul on haritud tööjõudu või oskustööjõudu mõlemad. Eks ju. Eestis on seda puudu, ühelt poolt on seda puudu sellepärast, et sul ei ole lihtsalt inimesi, see on nagu fakt, eks ju, ehk siis see tähendab seda, et sa pead seda oskustööjõudu kas nii-öelda sisse tooma või nii-öelda, ma ei tea, juurde sünnitama, eks ju, ja teine pool on see, et tänane oskustööjõud, Piiakis natuke paranes, aga Piiakis tuleb ka välja see, et generatsioonide lõhe on nagu nii suur, et tegelikult, et me tegelikult ei kasuta ära oma potentsiaali ja see kõige suurem potentsiaali mitte ära kasutamine on olnud seni ju venekeelne elanikkond, ma lihtsalt toon ka selle momendi siia välja, eks ju. Sul on elanikkond, kes ei räägi eesti keelt, kes pärast põhikooli tihtipeale ei jätka oma õpinguid või pärast keskharidust ei jätka oma õpinguid kõrghariduses, eks ju, ehk siis sul on suur osakaal eestlasi, kes Eestis elavad, keda tegelikult majanduslikus mõttes, kes ei ole kõrgharitud ja kes seetõttu ei suuda panustada võrdväärselt või ütleme, ei suuda panustada sellisel kujul majandusse nagu ütleme meie siin, eks ju. Et ja kui sa küsid jällegi, kus see raha on, eks ju, eestikeelsele haridusele üleminek toimub. 500 miljonit maksab eestikeelsele haridusele üleminek. Lihtsalt, et me nagu numbritest aru saaks, eks ju. See on Eesti suurim haridusreform, eks ju, mis täna toimub, vaatamata sellele, et sõda käib, eks ju, raha ei ole, eelarve on kriisis, majandus on nagu kriisis, aga sul sellegi poolest käib kõige kallim ja kõige suurem haridusreform Eestis. Näiteks, ma toon sulle näite lihtsalt rahaliselt, et jällegi, kas ta on kõrgelt prioritiseeritud haridus, on kõrgelt prioritiseeritud, kas ta võiks olla veel kõrgem nii-öelda prioriteetide mõttes olla, loomulikult võiks, sest see on nagu meie majanduse nagu alus, on tark ja haritud inimene. Katariina, kas sa oled eelnevaga nõus või pigem läheksid sellele vastu? No ma ei saa vastu minna otseselt, aga võib-olla sellise tudengi esindajana ma võib-olla olen natuke idealistlikuma vaatevinkliga, et kui Daniel alguses ütles, et haritus ja haridus tegelikult on see, mis on meie see riik, mis päriselt hoiab meil seda riiki, siis mulle tundub, et riigikaitse on väga oluline, aga meil selleks peab olema see riik, meil peavad olema need inimesed, et ma natuke näen seda ohtu, et kui me väga ei prioritiseeri enam kõrgharidust, siis inimesed lähevad välja, kas nad tulevad tagasi ja siis tekib see küsimus, et kas see tegelikult on see riigikaitse kulud, tegelikult kas need on siis tasuvad ennast lõpuks ära, kui meil neid inimesi siin Eestis ei ole, on ju. Aga ma olen nõus sellega, et praegu ongi rasked ajad, nii ongi ja ega seda raha kuskilt puu otsast ei tule, on ju, aga mina tudengina näen, et kõrgharidus võiks olla kõrgemal.
alati. Oone, ma annaksin sulle ka võimaluse arvata sellest midagi. Ma selles mõttes toetan Margitit, et mulle tundub, et praeguses olukorras ma paneksin kaitse ja võib-olla ka sisejulgeoleku enne kõrgharidust. 3 aastat tagasi oleks pannud võib-olla teisiti ja sealt edasi tuleb tõesti, ma arvan, et see siiralt, mõnes mõttes me kõik siin oleme hariduse fännid, eks ole, aga ma siiralt ütleks, aga teisest küljest ma ütlen ka seda, et kui me räägime sellest võrdsusest mingil hetkel ka kõrghariduses või üleüldse hariduses, siis see võrdsus algab sealt alt pihta. Nii et ja noh, ilmselgelt on kõik andmed näitavad, eks ole, et mida varasem investeering haridusse, alusharidusest kõige rohkem on kasu lasteaiast ja siis sealt edasi, nii et mingis mõttes kõik need, see eestikeelse hariduse reform, minu isiklikul hinnangul on tähtsam kui täiendav raha kõrgharidusse praegu. Nii et selles mõttes ma olen selle valikuga väga nõus ja toetan seda, et mingis mõttes kõik hariduse, me ei saa nagu väärtustada ühte haridustaset rohkem kui teist ja ütleme see kõrghariduse rahastamise debatt, miks ta nii pikalt ja nii kaua praegu nüüd uuesti on laual, aga miks ta nüüd siin viimased, ma ei tea, 5 aastat on olnud laual, oli sellepärast, et meil siin aastal 2017 kuni 21-22 oli ikkagi väga selgelt, et kõrgharidus tammus paigal, SKT läks niimoodi, üldhariduse rahastus läks niimoodi ja kõrghariduse ja teaduse rahastus püsis nagu rahastuse mõttes ei langenud summade mõttes, aga sisuliselt ta jäi kogu aeg alla, kõiges jäi alla nii-öelda keskmisele palgale, sisemajanduse kogutoodangule ja nii edasi. Et see oli see, kus see algselt see debatt tekkis. Nüüd hetkel me, eks ole, maksame nüüd 4 aastat seda võlga, mis toona tekkis ja mis oli halduslepingutesse kompenseerimine oli nagu nii-öelda või mis oli halduslepingutes lubadusena antud, aga mida ei tehtud, et see 4 aastat nüüd seda võlga, mis Daniel ka tõi näite, et kõrghariduse rahastus sel aastal kasvas, aga olgem ausad, tegelikult ta kasvas oluliselt vähem, kui ta oleks pidanud kasvama. Et lihtsalt küsimus on see, et mis pärast seda saab, et kas me siis jälle nii-öelda uuesti teeme, need lained ei ole kindlasti üheski valdkonnas, aga hariduses eriti, et see pikaajaline vaade on nagu nii tähtis. Aga ma lihtsalt ütlen ka selle tõesti see reservatsiooni ära, et mulle tundub, et kui meil on ikkagi nagu kaitse mõttes nagu nii kriitiline aeg, siis ilmselgelt nii ülikoolid kui kogu ülejäänud ühiskond minu arust me peame nagu solidaarselt kokku leppima, et me oleme valmis püksirihma pingutama ja võib-olla ütleme, et me paneme kõik asjad, nagu ma ei tea, 3 aastaks pausile ja vaatame siis, et me ei tee ka võib-olla selliseid lühiajalisi nagu, ma ei tea, äkilisi otsuseid selles olukorras, kus me täna oleme. Margit, sa tahtsid vastata? Ja ma lihtsalt korraks võib-olla, et oleks nagu päriselt selge see, et ma saan aru, et nagu tudengite mure on ka see, et kuidas see kõrgharidusrahastus nagu edaspidi hakkab olema ja on selline nagu juba 2 repliiki, et ta on oluliselt vähem tõusnud, et võib-olla igaüks ei ole seda jälginud, et tegelikult kui lepiti 2022 kokku, siis see lepe oli, et tõuseb 15% aastas ja see tähendab igalt platvormilt, mis nagu järgmine aasta on 15% tõus, mitte absoluutarvudes tõus, vaid igalt sellel platvormilt, et sellel aastal tõesti kärbiti, aga kärbiti tõusu, mitte ei kärbitud nagu kõrghariduse summasid, kui kõiki muid, nagu Daniel ütleb, kõiki muid valdkondi kärbiti seda olemasolevat raha. Et see nüüd on natuke, ma ei tea seda kõige viimast seisu, kuidas see erinevates ülikoolides nagu välja tuleb, sellepärast et see kärbe ise tegelikult natuke võib-olla puudutab erinevaid ülikoole erinevalt, sest et mingid asjad, mis kinni pandi, ütleme näiteks, ma ei tea, kliinikumi rahastamine, mis Tartu Ülikooli rohkem puudutab või raamatukogud, et need võivad meid rohkem mõjutada, et ma ei tahaks praegu võib-olla arvude maagiasse minna, aga siiski, et see positiivne tunne tegelikult jääks, et praegu selles mõttes on ikkagi riik prioritiseerinud kõrgharidust. Ta on jah, tõmmanud midagi alla, see ei ole nii rõõmus see nii-öelda tõus, nagu me seda lootsime, aga murekoht on tegelikult, mis saab pärast seda koalitsioonilepingut. Ja ma arvan, et täna on selles mõttes aitäh teile, et seda debatti algatate. Praegu ei ole mõtet jalgu trampida ja nuriseda nagu olemasoleva selle koalitsioonileppega, sest sellega on ikkagi hästi ja katsume selles olukorras nii-öelda hakkama saada. Võib-olla mõnede nii-öelda valikute üle debateerida, et see kindlasti on ka lubatud, aga küsimus on selles, mis saab edasi, mis saab pärast 2027. aastat, eks ole, sest kui 26. 27 alates. 27 sellest, et mis siis saab, kui see ei ole kokku lepitud, et see tõus seal jätkub, vaid ta hakkab, eks ole, võib-olla nagu Aune ütles, et see kas jääb samale platoole või hakkab hoopiski allapoole minema. Kui ta läheb jälle allapoole 1% SKP-st näiteks, siis see kindlasti lööb meid valusalt. Ja ma arvan, kogu see debatt, et kus see raha siis tuleb ja mis lepped
meil tulevad ja mida me teha tahame, peaks olema tegelikult suunatud sinna, kus nii-öelda see tänased lubadused lõpevad, sest paraku me elame nagu koalitsioonist koalitsiooni ja ma arvan, see on see murekoht, et nüüd on õige aeg öelda neid muresid ette, aga mitte ainult muretseda, vaid kaasa mõelda. Ja minuga kohtumised üliõpilasesindustega on olnud siiani väga nagu, ütleme selles mõttes konstruktiivsed, et selles debatis on nii palju tegureid. Küsimus tõesti on, kelle vastutus, kelle raha, kelle pingutus, mida me üldse tahame arendada. Ma arvan, see on nagu see, kuhu me täna oleks õige minna, et mitte lihtsalt nii-öelda vastasseis nagu valitsusele või vastasseis nii-öelda rahastajatele, sest see ei ole nagu täna mõttekas, ma ütleks, alati võib, aga minu meelest see ei vii kuhugile. Küsimus on selles, kuidas me näeme oma tulevikku ja milline on kõrghariduse olukord siis 2027. aastast alates. Ja see tuleb ruttu kätte. Juba kuidagi see number jälle vahetus ja juba on 2025, see tähendab tegelikult ainult 2 aastat on meil nagu kindel, aga samas ka maailma olukord on täpselt sama ebakindel, nii et siin me oleme. See on tõesti see tänane seis, kus me peaks võib-olla mõtlema, mida teha. Renar, kuidas sina tunned? See küsimus oli selle kohta, et kuidas siis, milline see prioriteet peaks olema, et või kus või kui kõrge. Ma arvan, et või tõesti, et kõrgharidus ei ole üksinda eraldiseisev süsteem, see on väga oluline osa ja ta tegelikult töötab kõikide teiste valdkondadega koos. Et ühtepidi ma siin korraks viitaksin võib-olla sellele, mida Daniel enne rääkis, et meil on spetsialistide puudus, teisalt me peame jällegi mõtlema selle peale, et millised on meie tööandjate tingimused või mida nad pakuvad nendele spetsialistidele, et me lihtsalt ei koolitaks siin spetsialiste ja nad välja läheksid, vaid et natuke peab mõtlema ka sellele, et see koostöö käiks siis tööandjatega koostöös. Siis teisalt, et tõesti, et kas kõrgharidus on prioriteet meie julgeoleku kõrval, ja täpselt viidates siis sellele, mida Aune välja tõi, et meil peaks olemas siis kokkulepe, et kuidas me seda püksirihma siis nagu pingutame. Mistõttu meil on vaja enda valdkonna sees väga selgelt seada need prioriteedid paika, et me peaksime võib-olla rohkem keskenduma sellele, et missuguseid ümberkorraldusi oleme me valmis tegema valdkonna sees, puudutab see õppekvaliteeti või seda kättesaadavust või üliõpilaste toetusi, et kus me siis seda püksirihma pingutame ja kes siis on mingil määral kannatajad ja kes siis on võitjad või et me peame natuke mõtlema selle peale, et kuidas me tõesti süsteemi sees muudame, see peab olema ikkagi nagu nendes süsteemis olijate koostööl sündima. Me juba puudutasime veidi võrdsuse teemat ja rahastust ise ja rääkisime SKP-st ja sellest. Ma arvan, et kõigil on juba teada, et Eesti kõrgharidussüsteem on pikalt seisnud silmitsi rahastamise probleemidega ja see on siis mõjutanud hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust. Aga ma tahaksin natuke seda rahastamise probleemi rohkem avada. Nii et ma küsiksin, et millest on praegune olukord tulenenud, kas kõrghariduse pikk alarahastus on tingitud kellegi tegemata tööst või on jällegi ühiskondlikud prioriteedid paigast ära või see tuleneb lihtsalt praegusest majandusest ja üleüldisest julgeoleku ja maailma olukorrast. Daniel, kas sa tahaksid alustada? Ei, ma võin alustada. No selles mõttes, kui me räägime kitsalt sellest kõrghariduse ja tasuta kõrghariduse reformist, eks ju, no selles mõttes Margit enne ütles väga õigesti pikka plaani, eks ju, aga point on selles, et 2013 tehtud reform, eks ju, päädis sellega, et kuna seal on pikaajaliselt rahastus tagatud, eks ju, siis me 2017. aastal oli vist 17-18. Tegelikult alates 2013 oluliselt ei kasvanud, aga see nagu see lõhe SKT kasvuga hakkas seal tõesti teravalt 2017. Täpselt, ja siis me sattusime 2022. aastal olukorda, eks ju, kus see lõhe on juba suur, eks ju, konflikt on suur, eks ju, ja tegelikult on see ühe reformi nagu tulemus nii-öelda, ma mõtlen rahastuse vaatest, kui sa küsid konkreetselt põhjust, eks ju. Nüüd ma olen väga nõus Margitiga selles osas, et me peakski vaatama nüüd nagu alates siis 27. eelarve aastast, eks ju, et mis juhtub kõrgharidusega. Nüüd ma usun, et meie kõigi eesmärk siin on see, et Eesti kõrgharidus oleks, ütleme, et Eestis oleks maailma tipp kõrgharidus, eks ju. See tähendab seda, et Eestis
peab ülikool olema suuteline maksta õppejõududele piisavalt kõrget palka, et ta suudaks häid õppejõude hoida, häid õppejõude siia meelitada, koolitada ja nii edasi, eks ju, noh lühidalt. Mis tähendab seda, et sul on vaja raha. Nüüd, kui ma vaatan eelarve seisu, eks ju, kus 2 miljardit on lihtsalt puudu, 1,6 miljardit läheb kaitseinvesteeringuteks, eks ju, kõik majanduskasv, mis lähiaastatel tuleb, on automaatselt kaitseinvesteeringuteks tegelikult, eks ju, kõrgharidustoetus kuni 26. aastani tõuseb küll veel vähe, aga nüüd ongi küsimus, mis see lahendus on, et see debatt, mis siin nagu lahti rulluks, et oleks nagu konstruktiivne, et kas see lahendus on see, et pingutame kõik terve ühiskonnana, eks ju, hakkame välisüliõpilasi sisse tooma, eks ju, kellelt saab, ma ei tea, raha küsida, või see lahendus on see, et meil on osaliselt tasuline kõrgharidus või mis see lahendus on, ehk siis meil on kõigil ühine eesmärk, ehk siis meie soov on leida see ühine lahendus. Meil on faktid, et tänase maksutulu baasiga, mis meil on, tänase indekseeritud kuludega, mis meil on, ei ole võimalik riigieelarvest väga suurt midagi välja pigistada, eks ju. Noh, sul on sama hästi, tuleb järgmine valdkond ja ütleb, et õpetajate palgad peavad ka tõusma, eks ju, 80 miljonit iga aasta, eks ju, püsikulu, et selleks, et neid tõsta ja nii edasi, et noh, ehk siis küsimus ongi selles, mis see lahendus on, kuidas me suudame Eestis tagada piisava rahastuse kõrgharidusele ja teadusele tegelikult, eks ju, sest nad töötavad ühe nagu tervikuna selleks, et Eestis oleks võimalik anda tippkõrgharidust. See ongi see küsimus, et kas see on maksude tõstmine, kas see on, ma ei tea, indeksite kärpimine, mis on, või see on eraraha kaasamine, et noh, see ongi see debatt, mille üle see käib. Margit. Jaa, mõnele meeldib pikk plaan, mõnele meeldib reform, et maitse asi, aga ma ütleks, et võib-olla siis siin nii naljaga edasi minnes tegelikult tõsiseks on see, et ma arvan, et reformide puhul on hästi-hästi oluline, et nad oleks hästi ette valmistatud, et nende mõjud oleks läbimõeldud, sest et tõepoolest see, millest sa rääkisid, see tegelikult see tasuta kõrgharidusele üleminek, no ütleme niimoodi, et legendide järgi see sündis nii, et räägiti, mida me paneme siis sinna valimiste loosungiks ja siis keegi kirjutas Salbreti nurgal, et võib-olla nii ja nii palju raha oleks vaja ja teeme siis ära, et noh, see oli tänane opositsioonierakond siis Isamaa, kes selle nagu läbi viis ja ilmselgelt mitte väga nende mõjude peale nagu mõeldes. Et minu meelest selles mõttes öelda, et ma arvan, et me tegelikult väga vajame ja ma olen siin nagu oma nii-öelda paremal käel väitlejaga täiesti nõus, et midagi tuleb teisiti teha. Ma arvan, et see ei ole lihtsalt see, et me nüüd nagu nõuame või läheme kuhugile loosungitega ja alustame siis sellest küsimusest nagu mõtlemisest, 9 korda mõõda, 1 kord lõika ja me peaksime siis ära mõõtma. Aga mõõtmise all on tegelikult meie oma kontseptsioon kõrgharidusest. Kellele me tahame seda kõrgharidust anda? Kellele? Kui paljudele? Mis tingimustel? Millist kõrgharidust? Miks? Ma arvan, need on need küsimused, milles me peaksime kõigepealt kokku leppima. Filosoofina ma tahaks kõigepealt isegi võib-olla nagu defineerida, mis asi see kõrgharidus on, sest et ütleme, rahvusvaheliselt räägitakse ju 3. astme nagu haridusest, eks ole, me tegelikult teame seda ja tänane ministeerium on algatanud ka ministri poolt ju selle debati ja Aaviksoo on selle nii-öelda ka läbi arvutanud, et meil on just kutsehariduses raha puudu, aga ka kutseharidus võib olla tegelikult nii-öelda siis keskkooli järgsena tegelikult seesama 3. taseme haridus. Et küsimus on, kuhu see raha panna ja ma arvan, et ka tudengid võiksid tegelikult küsida, et ütleme võrdsus ja õiglus ja vajadused ja nii edasi, aga küsida, kes peaks saama sellest uksest sisse. Võib-olla peaks kõigepealt nii ka küsima. Ülikooli valgete sammaste vahelt, kui me Tartus oleme, või Tehnikaülikooli uhketest majadest sisse, et kas kõik nagu ütleme lihtsalt vajaduspõhiselt, et kes nagu tahavad õppida ja kellel on võimed, peaksid ilmselt saama sinna, aga kas veel ja paljud veel. Et kui meil on piiratud raha hulk, äkki võib seda hoopis jagada niimoodi, et tudengite arv läheb tagasi, nii nagu minu ülikooli ajal oli Tartu Ülikoolis kuskil 9000 tudengit. Võib-olla isegi vähem oli vist veel vahepeal. Aga näiteks nendele tudengitele, kes tublisti õpivad, makstakse stipendiumi. Nad saavad nii-öelda selle eest premeeritud, et nad hästi õpivad, et nad hästi pingutavad. Need võib-olla peab isegi ka Eestis vähem õppejõude olema, sellepärast et võib-olla meil on liiga palju kõrgkoole või need nii-öelda nagu see, mida nad teevad, saab kuidagi ümber nii-öelda mõelda. Et need õppejõud, kes meil on, saaksid hoopiski 2 või 3 korda rohkem palka, aga nad teeksid midagi natuke teistmoodi.
näiteks ei oleks nii palju õppekavu, või et üliõpilased õpiksid rohkem iseseisvalt, no ma fantaseerin, aga ma näitan, et see on tegelikult võib-olla võimalus hoopis niimoodi seda ressurssi ümber jagada ja me teame, et väga paljudes maades, kui me täna räägime sellest, et kuidas on kas tasuline või tasuta, et kuidagi vähe on räägitud sellest, et tegelikult riik võib toetada seda õppimist. Et mina näiteks ei ole nõus, nagu mulle ei meeldi praegu see kärbe, et võeti ära see nii-öelda tulemuspõhine stipendium. Et me räägime ainult vajaduspõhiste nagu stipendiumide kaudu tudengitele võrdsete võimaluste loomist. Minu meelest see on ebavõrdne, sest see, kes panustab, peaks selle eest saama tegelikult premeeritud. Et ma arvan, et need on sellised asjad, kus on võib-olla vähe nagu rõhku olnud seni, et kas me suudame mõlemat, suudame korraga vajaduspõhiselt nii-öelda aidata, võib-olla seda vajaduspõhist saab teistmoodi aidata, võib-olla on kuskil mingid teised kohad või saab premeerida teistmoodi, võib-olla meil on liiga vähe nii-öelda tulemusstipendiume, erasektor oleks oma selle abiga saaks tulla just nimelt premeerima seda, et teatud asju väga hästi õpitakse, et kindlasti meie, ka maksusüsteem sel juhul peaks olema teistsugune, et meie ettevõtted saaksid maksusoodustusi, kui nad annavad stipendiume välja. Ja kui me võrdleme näiteks Ameerika Ühendriikidega, siis näiteks lihtsalt see on kindlasti täiesti teine süsteem, aga ma mõtlen lihtsalt nagu väärtuste mõttes, et kui erinev see võib olla, et ma aastaid tagasi läksin Ameerikasse külla oma bioeetika kolleegidele ja sellises suures nagu tuhinas vaatasime ühte täiesti uut John Hopkinsi ülikooli bioeetika keskust nagu kasvamas. John Hopkinsi kliinikute kõrval bioeetika keskust avati erarahaga ja oli vanas politseimajas. Väike ilus maja, ära renoveeritud. Ja seal suure akna kõrval või ukse kõrval oli selline nagu teadete tahvli moodi auk, see ei olnud veel täidetud ja ma küsisin, et mis sinna pannakse, et kas sinna tuleb see teadete tahvel, et mis üritused toimuvad. Ei, sinna tulevad kuldsete tähtedega sponsorite nimed. Et lihtsalt nagu mõni ühiskond võib täiesti teises võtmes mõelda, et võibki olla, et ka teadust, ka seda nii-öelda eetikat hoiab üleval hoopiski tegelikult eraettevõtja, kes annab miljoneid selleks, et mingisugust valdkonda edendada. Ja mul on väga hea meel, et näiteks vast valitud Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütles, et üks selliseid suuri prioriteete võiks olla leida meie Eesti eraettevõtjaid, kes toetaksid teadust, kes panustaksidki mingi kindla ala edendamise peale ja sealt saaks ka kõrgharidus tegelikult oma osa, et nii-öelda natuke kastist välja mõeldes võib-olla, mida Eesti ühiskond vajab, et päriselt arenguhüpet teha, mitte ainult rääkida, kuidas me august välja ronime, mis meie tänane mure on. Aitäh! Ma annaksin enne tudengi esindajatele sõna ja siis Daniel saad ka vastata. Kuidas teie Margitile vastaksite, kas meie väärtused on paigas või neid peaks muutma? Kust tuleb rahastus? Katariina, sa võid alustada. Ja ma selles mõttes olen nõus. Ma olen nõus nii Margitiga kui ka tegelikult sellega, millest Aune alustas, et tegelikult esiteks me peame sellest rääkima, me peame panema ühiskonnas tegelikult need prioriteedid paika ja see võib-olla see, kust see küsimus tegelikult alguse sai, seal oli kindlasti poliitilised otsused on see, miks me oleme selles olukorras, aga mida ma ise näen, on see, et tegelikult me ei ole ühiskonnas tegelikult sellest väga palju rääkinud. Mida, kui ma olen tudengi esindaja olnud, siis ega kõrgharidusest on haridus tasemetel kõige keerulisem rääkida, sest kõige vähem inimesi jõuab sinna. Kõige väiksem osa ühiskonnas tegelikult, neil on mingisugune kontakt sellega. Üldharidusest on lihtne rääkida, kõik on kas koolis just lõpetanud või siis lastega, kes on koolis, on ju. Et mulle tundub, et võib-olla ühiskonnas natuke rohkem seda teemat tõstatada, siis tegelikult üks eesmärk meil on juba, milleni me veel ei ole jõudnud, on see, et ühiskonnas teatud protsent oleksid kõrgharitud ja selle protsendini meil on veel natuke minna, ehk siis mulle tundub, et kõrghariduse kärpimine ja selles mõttes tudengite arvu vähendamine võib-olla selle eesmärgini meid otseselt ei aitaks. Ma olen nõus sellega, et peab olema kindlasti lävendid ja see on, mis meil praegu ka, et võrdsus selle piirini, et kõik, kes on päriselt võimekad, kes ületavad selle sisseastumislävendi, need saavad siis kõrgharidust omandada, on ju. Et selles osas ma olen nõus. Küll aga mulle tundub, et jah, see peab olema selline
rohkem võib-olla ühiskondlikum ja täpselt seesama, mida Aune ka ütles, et võib-olla me oleme praegu augus, aga et me ei teeks liiga rutakaid otsuseid mingi väikese grupiga, sest et meil praegu on raske, vaid et võib-olla enne me külmutame, vaatame, mis see seis on ja siis hakkame uuesti muutma, sest kui me räägime sellest, et mõni on seisukohal, et see 2013 aastal tehtud reform on halb, siis ma julgustaks võib-olla rohkem läbi mõtlema, enne kui me teeme mingi uue reformi. Et see on nagu see, mida ma võib-olla näen ilma detailidesse laskumata. Mulle väga meeldis Margiti öeldud, et me peaksime mõtlema, kellele me seda kõrgharidust, keda me laseme kõrgharidusele nii-öelda lähedale või kellele me seda teeme. Sest see võimaldaks meil läbi mängida väga palju erinevaid stsenaariumeid sellest, et kuidas need kõrgharidusele siis lähedale pääsevad. Kui me mõtleme sellele, et tegelikkuses, kui toimus see tasuta kõrgharidusele üleminek, siis me tegelikkuses oleme jõudnud ju ikkagi selle tõdemuseni, et ega see oluliselt ei ole suurendanud seda kättesaadavust siis vähem kindlustatud peredest pärit siis õpilastele. Et seal nüüd võiks siis mõelda, et okei, et kui me tahame nendeni ikkagi nagu jõuda, et siis me ju näeme, et meil on vaja hoopis jõuda selleni läbi toetuste. Kui me nüüd hakkame jällegi mängime mingisugust teist stsenaariumit läbi, näiteks seda, et me peaksime tegema selle hüppe selles suunas, et meil on vaja väga häid teadlasi, väga head innovatsiooni, olema atraktiivsed siis ettevõtjatele, eraettevõtjatele, siis me peame ju suutma neile ka pakkuda kvaliteeti. Ja siis me peame juba mõtlema selle peale, et mis selle kvaliteedi meil tagab. Ja siis me mõtleme selle peale, kas selle kvaliteedi tagab lisaraha või selle kvaliteedi tagab ikkagi mingisugune ümberkorraldus selles süsteemis. Et alati ei pruugi olla asi raha juurdevoolus, hea on asju kinni maksta, aga ma arvan, et see, et kuidas asjad päriselt toimima hakkavad, et siis peaks võib-olla vaatama, et kuidas peab olema ikkagi mingisugune süsteem, et näha hiljem seda, et kuidas see nii-öelda võib-olla siis juurde pandud raha päriselt selle kvaliteedi tagab. Daniel. Jaa, ei, ma tahtsin lihtsalt kiirelt lisada, et ma olen eelkõnelejaga väga nõus selles mõttes, aga Margitile tahtsin lihtsalt lisada, et ega mulle ka ei meeldi see otsus, mis me pidime tegema, mis puudutab tulemustipendiume. Et samal ajal me tegime otsusega vajaduspõhiseid toetusi kahekordistada, et pott on üks ja lõpuks, ma ütlen ausalt, käsi südamel, ükski otsus, mis seal 80 miljoni kärpe sees on, ei ole kerge. Aga ta on kõige vähem valuline. Me ei läinud, ma ei tea, Kultuuriministeeriumi näol, reaalpalka kärpima. Ei ole sellist olukorda, kus sa lähed ülikooli ja ütled, et okei, homsest maksame 300 eurot vähem. Et sellist asja ei ole. Et ehk siis baasinstrumendid on jäänud, ehk siis ei olegi kerge, ega see ei ole nagu üllatus. Aga lihtsalt, mis mulle väga meeldis, Reinart, vabandust, minu viga, aga mis ma tahtsin öelda, mulle väga meeldib see point, just see kättesaadavuse küsimus, et kuidas me tagame ühelt poolt selle, et sul see kõrghariduse nii-öelda diplom on kvaliteetne, eks ju, see on nagu eesmärk ja teine eesmärk on see, et oleks nagu ligipääsetav, et ei oleks see, et ainult valitud saavad ja teised ei saa. Omaette küsimus on, kui paljud jõuavad sinna, eks ju, aga see on nagu väga tähtis ja väga tähtis on ka see, mis sa välja tõid, eks ju, et tasuta kõrgharidus tegelikult ei ole seda eesmärki taganud meile. Reaalselt ei ole. Ja ma ei ole nii kindel, et see asi on isegi, kindlasti on seal mingi osa just sellel nii-öelda toetussüsteemil ja õppelaenusüsteemil, aga väga palju suurem osa on selles keskhariduse näiteks kvaliteedis taga. Ehk siis me näeme seda, et ülikoolidesse saavad sisse need noored, kus nende piirkonnas on, ütleme, tugevamad gümnaasiumid reaalselt. Lihtsalt andmestikust on seda näha. Ehk siis see probleemi lahendus seisneb selles, et meil on näiteks olemas väga väikesed gümnaasiumi, kes küll annavad sulle keskhariduse diplomi, aga sisult ei suuda sulle seda kvaliteeti tagada keskhariduse tasemel. Ehk siis kui rääkida nagu struktuursest probleemist, mis puudutab nagu nii-öelda sotsiaalmajanduslikult nõrgematest peredest jõudmist. Mina võin öelda, et mina olen tulnud täiesti tavalisest keskklassi Lasnamäe perest, eks ju. Mu ema on
mu ema ei räägi eesti keelt, eks ju, noh tänaseks räägib, eks ju, kui ma olin laps, eks ju, ei ole mitte ühtegi eeldust, miks mina pidin jõudma eestikeelsesse kooli, miks mina pidin jõudma kõrgharidusse, sellist eeldust ei ole olemas, noh, eks ju, aga see on võimalik tänu sellele, et Eesti haridussüsteem töötab nii-öelda sotsiaalse liftina ja ta annab sulle võimaluse nii-öelda sellest kinnisest, ütleme, ringist välja murda, eks ju, ja kõrgharidusse saada. Ehk siis, noh, jällegi, kui me sõnastame eesmärgid, et me tahame, et meie kõrgharidus oleks kvaliteetne, mis tähendab seda, et ta peab olema piisava rahastusega tagatud, kas ta on erarahastus, vahet ei ole, lõppude lõpuks eesmärk on üks, me peame sinna jõudma, eks ju, küsimus on, kuidas me sinna jõuame. Ja teine eesmärk on see, et oleks ligipääsetav, et ei oleks see, et ainult valitud. Ja nüüd lihtsalt lisades selle tulemustippide osas veel, tulemustippide probleem oli ka see, et ega 100 eurot ei ole mingi suur motivatsioon. Noh, meil on reaalne probleem. Lihtsalt me veel istusime, Katariina, veel kui oli EHASO eesotsas, istusime, kui tulime alles nii-öelda võimule, eks ju, et meil oli plaan tulemustipid tegelikult ümber reformida, tegelikult ümber vaadata, kas nad siis, ma ei tea, erasektorisse rohkem suunata või siis see raha suunata rohkem vajaduspõhistesse toetustesse, et veelgi neid tõsta ja nii edasi, et neid variante on palju, aga väga suur roll on siin erasektoril. Ehk siis, kui sul on näiteks inseneride puudus ja sul on inseneride kogukond, nagu näiteks startup kogukond digimaailmas, eks ju, siis nende nii-öelda ühiskondlik, nende nagu iseendale kasu tagades, aga nende ühiskondlik roll on toetada läbi selle, eks ju, nii-öelda seda eriala, selle mainet, selle suunata sinna rohkem inimesi ja nii edasi. Noh, me näeme, et see töötab, sest õpetajakoolitus on täna täis ajaloolisel tasemel, eks ju, et noh, ma lihtsalt, ja seal riik maksab stippi, eks ju, noh, 400 €. Et ma lihtsalt ütlen, et erasektoril on siin väga suur roll ja võimalus tagada endale tööjõudu tegelikult läbi selle. Ma annan Aunele ka ja siis Margitile sõna. Mul on küsimuse küll ära unustanud, aga mul oli kaks vastust on. Küsimust ei ole, aga 2 vastust on. Et üks oli see, et ma arvan, et selle reformil ei olnud ju mitte midagi häda, tasuta kõrgharidus on ju väga tore mõte. Et häda oli lihtsalt selles, et seal ei olnud ette nähtud seda nii-öelda kasvu või tõusu. Ja teine on ikkagi see, et see jäi selles mõttes poolikuks, et kogu see vajaduspõhine toetus, teda on olnud nii-öelda liiga vähe ja liiga vähestele. Ja teine häda on see, et me natukene oleme püüdnud teda teha hästi lihtsaks, mis on nagu Eesti, ma arvan, et selline digimaailma soov, et meil oleks kõik toetused hästi lihtsad. Aga me täna ja ma arvan, et kui see süsteem algas, siis juba siis oli selge, et tegelikult tõenäoliselt ei jõua kõigi õigete inimesteni selle toetusega. Ja ses mõttes on meil kogu aeg see naiivne ettekujutus, et kui meil on tasuta kõrghariduses, siis meil on kuidagi võrdne see süsteem. Et tegelikult ju ei ole, et mõnes mõttes on see nagu erakordselt julm ebavõrdsus selles mõttes, et nendele inimestele, kes saavad endale lubada nii-öelda kõrgharidust vanemate toetusega nii-öelda elades, et nemad saavad siis ligi ka sellele tasuta hüvele saada tasuta kõrgharidust. Ja kui sa seda endale lubada ei saa, või sa alt ei ole saanud piisavalt head haridust, siis sa jääd sellest hüvest ka ilma. Sa jääd sellest tasuta hüvest ilma, sellepärast et sul lihtsalt ei ole võimalik tulla Tallinnasse või Tartusse elama. Või kui su vanemad ei ole olnud kõrgharidusega ja ei näe sellest kõrgharidusest nii suurt kasu, siis ei ole seda täiendavat nii-öelda tõuget. Nii et mulle tundub, et me natuke petame ennast sellega, et kui on tasuta kõrgharidus, siis ta on kuidagi võrdne, et ta tegelikult ei ole võrdne. Ja kui rääkida nendest gruppidest, et kellele nii-öelda, kas meil väärtused on paigas või keda peaks koolitama, siis ma ütleksin, et meil on 3 gruppi, keda peaks, et üks on see, et rakenduskõrgharidusse tõenäoliselt peaks tulema rohkem. Ja see on see lihtsalt, kui ma vaatan seda seltskonda, kes lõpetab kutsekeskhariduse, kes lõpetab üldkeskhariduse ja kes ei jätka, siis seal see nii-öelda hõive ja palgahüppe on kõige suurem. Et räägime umbes siuksest kutsekeskhariduse lõpetajatel 1100-st palgast peale lõpetamist ja rakenduskõrghariduse lõpetajate palk on seal kuskil 1800-1900. Et kui me suudaks seda gruppi sealt tuua rakenduskõrgharidusse, sest ma arvan, et akadeemilisse kõrgharidusse neist kõik tõenäoliselt ei sobi ja ei pea jõudma. Ja teine seltskond on see, et meil ikkagi väga paljud jäävad ainult bakalaureusega. Ja see ei ole haridus, mis nii-öelda peaks olema tööturul nagu, ta on tegelikult ikkagi nagu pool haridust. Et ta lihtsalt ongi meelega tehtud hästi avatud ja lai, eks ole, et inimesed spetsialiseeruksid magistris ja meie tänases süsteemis liiga paljud noored jäävad bakaga ainult. Nii et see on teine koht, et rohkem bakalaureuse lõpetanud magistrisse ja kolmas, mis on mingis mõttes nagu detaili küsimus, aga ikkagi põhimõtteline küsimus meie järelkasvust on doktorantuur, et eestikeelne doktorantuur, et seda on ikkagi mitmetes valdkondades liiga vähe. Et nii, et mina näeksin 3 sellist gruppi või vajadust, kus peaks olema rohkem. Margit.
ma mõtlen, siin on ka nii palju huvitavaid mõtteid kõlab, et vahepeal läheb mõte lappama juba, et ma Danieliga tahtsin nõustuda, panin näpu sinna püsti, et ma arvan, et see küsimus ei ole ainult selles, kas see kõrgharidus on tasuta või tasuline, sest väga suures osas see raha, mida tudeng peab panema, on oma elamisraha, oma söögiraha, oma elamisraha, isegi õpikute raha ja kõik see. Ja isegi kui sa tuled, ütleme, küllaltki nagu normaalsest nii-öelda keskklassi perekonnast, siis enamasti nendes peredes on kuidagi statistiliselt, et ongi rohkem lapsi ka ja see vanemad ei jõuagi, nad on õpetajate perest või arstide perest, ega seal ei ole see raha ka nii-öelda nii suur, et me ju teame, et meie nagu töötavate tudengite hulk on ikka pööraselt suur. See tähendab, alustame kõigepealt sellest, et ma arvan, et põhimõtteliselt, kui sa nagu tahad saada haridust, siis tegelikult täna sa suudad seda ka ise finantseerida, aga see on väga raske hind. See tähendab tõesti väga palju nagu panustamist, töötamist ja see on tegelikult võimalik. Mõnel lihtsalt on lihtsam, et kui ta elab kodus või tal on nii-öelda vanemad, kes võib-olla ka mõned, meil on see kihistumine päris suur, on ka need vanemad, kes ostavad väga suure 100 ruutmeetrilise korteri lapsele, kui ta ülikooli tuleb ja annavad oma parima auto talle, aga teine siis peab kuidagi seal ahjuküttega vaatama, et need augud läbi ei laseks ja kuidagi sooja saaks. Et meil on see erinevus on tõesti täna väga suur ja seda on vahel väga kurb vaadata. Aga ma tahtsin seda öelda, et see tõesti sõltub palju koolist, aga see sõltub väga palju sellest kodustest hoiakutest. Ja võib-olla nagu vaadates, mida maailmas on tehtud, et on ju palju tegelikult seda nagu proovitud teha, et sotsiaalmajanduslikult raskematest oludest või ütleme, kus vanemad on vähem haritud, ka nendest kodudest jõutakse ülikooli. Minu meelest Aunet kindlasti teab neid statistikaid ja asju rohkem, aga ma tean väga palju ebaõnnestunud maid, kus nad isegi palju pingutades seda ikkagi väga palju ei saa, aga on ka mõned sellised head näited. No ütleme, ma olen olnud ise ühes ka teadusprojektis, mis vaatas, kuidas sotsiaalmajanduslikult raskematest, ka migrantide peredest toodud nagu lapsi tuua ülikooli. Ja selle nagu põhiteema oli tegelikult see, et julgustada neid maailmale avatumalt vaatama, saada rohkem enesekindlust. No näiteks teaduse suhtes õppida küsima, olla uudishimulikud, mitte õppida ära, vaid õppida küsima. Ja see võis olla näiteks, ma ei tea, Türgi mingisugusest külakoolist, kus oli peaaegu 100 last klassis, kus mitte kunagi õpetaja ei lubanud küsida lapsel mingit küsimust. Ja toodi nii-öelda siis need lapsed ülikooli, kas või näiteks kuuks ajaks mingitesse laboritesse või klassidesse ja räägiti neile, kuidas teistmoodi saab uusi teadmisi nii-öelda omandada. Et võib-olla näiteks, ma ei tea, natuke mõte ka Aunele, et kui meie panustame väga palju sellele, et nagu andekatele läbi teaduskoolide ja kõige selle anda nagu veel seda raketina nagu lendu, mis on väga tore, aga võib-olla ka mõelda sellele, kuidas tõesti tuua nendest kohtadest, kus kodudes ei ole sellist raamaturiiulit, kus ei ole sellist nagu teadushuvi, et neid julgustada, et ka teie nagu võimekad lapsed võivad tegelikult jõuda kõrgharidusse ja mida see tähendab, et on palju maid, kes ütlevad, et esimese põlvkonna kõrgharidus, nad toovad ka lapsevanemad sinna ülikooli, et rääkida neile, et see ei ole maailma lõpp, kui teie laps tuleb ülikooli, ta ei jää töötuks, et tegelikult need samad argumendid, et teie laps on tervem, tal on rohkem sotsiaalseid kontakte, ta võib elus hakkama saada. No ütleme, ma toon jälle ühe anekdoodi oma õpinguajast Saksamaal, kus mina õppisin siis filosoofiat doktorantuuris ja mul oli üks kolleeg, kes ütles, et temal oli õde, kes oli apteeker ja tema ema ja isa olid ka apteekrid. Ja kui see tüdruk läks õppima filosoofiat, siis vanemad olid absoluutses masenduses. Nad arvasid, et see on maailma lõpp nagu. Ja maksid sellele tüdrukule, sellele õele, kes õppis apteekriks 3 korda rohkem toetust kui sellele, kes õppis filosoofiat, sest ta lihtsalt ei väärinud seda. Ja siis tuli nende külla teadusfilosoof Jürgen Mitterstrass, kes on meie eetikakeskuse juhataja, kes oskab teadusest väga kaasahaaravalt rääkida. Ja ta pidas sellise loengu, et apteekritest vanemad said aru, miks teadus on vajalik ja miks ka filosoofia suudab teadust mõtestada. Ja Andrea sai samasuguse stipendiumi nagu tema õde oma vanemate käest. Et vahel on sellest nagu kasu, et see tegelikult nagu ka vanemad peavad mõistma ja see on suur julgus minna ülikooli, mitte minna näiteks lihtsalt tööle ja hakata kohe raha teenima. Et võib-olla ka sellise asjaga rohkem tegeleda ja selles mõttes Danieliga nõus, et see ressurss, ma arvan, nii-öelda venekeelsetest kodudest tulnud laste puhul on väga-väga suur, sest me ju tegelikult teame, et ka PISA uuringute järgi nende tulemused venekeelses koolis on terve aasta viletsamad kui eesti lastel. See tähendab, kui me suudame selle hariduse kvaliteedi tõsta,
on nende hulgast ju väga palju neid võimelisi, kes tulevad ka ja saavad tegelikult kõrghariduse kaudu panustada rohkem Eesti ühiskonda. Okay. Teine selline grupp on poisid ka, lihtsalt ütlen. Ja teine grupp on poisid, aga see jällegi toob teise teema, et kas me ei peaks koolis teistmoodi õpetama, sest see võib väga paljuski alata sellest, et õppimiskooli asemel peab seesama uudishimukool tulema, peab tulema rohkem vabadust nii-öelda tegutseda, võib-olla ka rohkem niimoodi, liikumisest kuni nende samade küsimisteni ja teistsuguste meetoditeni, et võti ka kõrghariduse parandamisel ei ole alati ülikooli käes. Või kui on, siis läbi selle, et me teeme teistmoodi õpetajakoolitust või kirjutame teistsuguse õpetamise nii-öelda mudeli ja selle kaudu tegelikult saame Eesti ühiskonda paremaks teha ja lõpuks siis ka ülikooli. Aitäh! Aitäh! Me jõudsime tegelikult väga sujuvalt sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuseni ja siis käisime korra sealt ära, aga lähme sinna korra tagasi. Te juba puudutasite seda teemat natuke, kuidas seda sotsiaalmajanduslikku taustamõju vähendada, aga ma teeksin uuesti ringi, et kuidas ennetada kõrghariduse kättesaadavuse ebavõrdsuse süvenemist, sest tegelikult me teame, et juba praeguses süsteemis ei saa mõned tulla õppima, sest nad ei suuda seda endale lubada või siis nad peavad õppima niimoodi, et nad töötavad ja siis jääb nii-öelda pool sellest ülikooli kogemusest, mis on see eneseteostus ja organisatsioonides tegutsemine ära. Aga ma annaksin Aunele sõna sellega seoses, sest mina näen nagu kahte kohta selles võrdsuses, et üks suur asi tuleb sealt altpoolt, et see kõik see, mida Margit rääkis, aga see algab tõesti nagu väga kõige alumistest astmetest pihta, et kui me suudaksime ebavõrdsust alumistes astmetes vähendada, siis see on kõige suurema mõjuga. Ja ma arvan, et Eesti kõige uskumatum ebavõrdsuse koht on ikkagi see, et meil on terve rida koole, kus esimesse klassi tehakse katseid. Enamikes maailma riikides on see keelatud. Eesti ja ma ei tea, kas Läti oli ka veel, et on Eesti ainukesena jäänud see, kus esimesse klassi tohib teha katseid. Et see on nagu selline, ja see ei ole kindlasti ainukene ebavõrdsuse näide. Et tõenäoliselt on meil vanemaid ja kui me näeme, kui vaatame Tartu gümnaasiume, et siis umbes 1/3 Tartu gümnasistidest tuleb väljaspool Tartut, et on tõenäoliselt osad vanemad, kes saavad seda oma lastele lubada, et nad tuleksid juba nagu paremasse gümnaasiumisse juba keskkooli ajal ja teised, kes ei saa seda lubada, et need on need kohad. Ja teine teema on ikkagi seesama vajaduspõhine toetus või see küsimus, et kes saab sellele tasuta kõrgharidusele ligi, kes saab lubada endale seda luksust veeta 3 aastat, 5 aastat, 6 aastat, 10 aastat, elades perest eraldi ja ise nii-öelda ennast ülal pidades. Toon lihtsalt ühe isikliku näite, et elan Tartus ja 2 last on nüüd ülikooli lõpetanud, 1 ei ole veel jõudnud, aga mõlemad lapsed elasid kogu ülikooli aja kodus, kasutasid kodust külmkappi, ei maksnud üüri, said mõlemad võrdselt, sõltumata sellest, kas üks õppis arsti ja teine õppis IT-d, vanematelt nii-öelda tuge ja samal ajal mu onupoeg, kes elab seal, kus minu ema on sündinud, Eesti peaaegu et kõige lõunapoolsemas tipus, kes on politseinik, töötab Võrus, kelle naine töötas koolis abiõpetajana ja koolitas samal ajal ka oma 2 last. Üks õppis Tartus, teine õppis Tallinnas. Ja nüüd mõelge, eks ole, nende vajaduste ja kulude peale ja nende võimaluste peale, mis on ühel ja mis on teisel. Ja see on see, mõlemad kõik õppisid, eks ole, nii-öelda said tasuta kõrgharidusest, aga see ebavõrdsus, mis nende gruppide vahel, nende kahe grupi vahel valitseb, on minu arust nagu karjuv. Ja see on nagu see koht, kus me peame vaatama, et mis me saame teha selles kõrgharidussüsteemis, et sellist ebavõrdsust ei oleks. Katariina, on sul ideid, kuidas sellist ebavõrdsust siis ennetada? No tegelikult ma nõustun hästi palju sellega, mis Aune ütles, et mina tudengina, kes on terve esimesest semestrist saati käinud tööl, sest et mina olen Tallinnast, õpin endiselt Tartus, siis ma näen seda, et tasuta kõrgharidus tegelikult terminina ei ole päris korrektne. Jah, me ei pea õppemaksu maksma, aga tegelikult need kulud, mis sul kõrval on, tegelikult ei ole tasuta ja ta on endiselt ebavõrdne. Ja ma näen seda, et tegelikult see on väga tore, et vajaduspõhine toetus tegelikult kahekordistus, sest need määrad olid väga ajast ja arust aastast 2013, ehk siis 10 aastat põhimõtteliselt samad olnud.
aga meil on endiselt jäänud veel teha see, et me päriselt vaatame sinna sisse, mis on need tingimused, seal on päris palju selliseid naljakaid võib-olla vasturääkimisi just selles osas näiteks, kes mitmenda eluaastani tudeng on siis leibkonnas. Praegu on siis, arvestatakse vanemate leibkonda kuni 24. eluaastani, vanematel tegelikult seaduse järgi ülalpidamiskohustus on 21. eluaastani, et seal juba neid kohti on päris palju. Aga tegelikult, kuna ma ise olen olnud päris aktiivselt õpilasesindaja ja me teeme koostööd tulevaste tudengitega ehk siis õpilastega, siis tegelikult see hästi suur probleem, mida natukene need riigigümnaasiumid üritavad lahendada, aga tegelikult on see regionaalne ebavõrdsus, et TalTech väga palju jagab seda, mis gümnaasiumitest nende vastu võetud on tulnud, aga tegelikult seal on väga, väga selgelt näha, et hästi palju, kes jõuavad kõrgharidusse, on Tallinnast, Tartust ja siis natuke mujalt ka, et just see täpselt seesama nagu üks asi on jah see, millisest kodust sa tuled, milline on su vanemate haridustase, nende hoiakud, nende keel, aga tegelikult see teine asi on see, et meil oleks päriselt nagu üldhariduses oleks tegelikult see, et vahet ei ole, kas ma õpin Võrus või Tallinnas, ma saan piisava keskhariduse tegelikult, et minna edasi kõrgkooli, kui ma seda soovin, et see on tegelikult see, kus ma tegelikult näen seda võib-olla seda valukohta, mida on raskem lahendada, sest et nagu Daniel ütles, et tegelikult raha on alati lihtne võib-olla öelda, et on see lahendus, et alati võime rohkem maksta toetusi, aga tegelikult ma arvan, et kuna seda regionaalset ebavõrdsust on nii palju raskem lahendada, siis sellest ei ole väga palju räägitud. Daniel, kas sa tahaksid sellele vastata? Sellele või laiemalt, ma räägin laiemalt äkki, et selles mõttes ma olen väga nõus nii Aune kui Katariinaga, et selles mõttes ma ma alustan nagu ülevalt nii-öelda kõrgharidus lähen alla, et kõrgharidus selles mõttes absoluutselt, et selleks, et nii-öelda seal kõige ülemisel tasemel lahendada, ega ma ei vaidle vastu, ongi vaja muuta selles mõttes ja üldse on muudame ka, jah, täpselt ja omaette on küsimus, mis see leibkond tänapäeva maailmas üldse on, et aga samamoodi on ka õppelaenu küsimus, et me ei unustaks lihtsalt seda ka ära, et Eestis võtab õppelaenu, vist oli 7% oli vist viimane andmestik, isegi vähem vist isegi, et Rootsis võtab üle 70%, et selles mõttes ka see on väga suur erinevus, et ma lihtsalt just täna vaatasin üle, et mis me õppelaenuga tegime, intressi alandasime, eks ju, ülempiiri alandasime, summat kahekordistasime, tagasimakseperioodi pikendame, käendaja kaotasime ära, eks ju, et me liigume ikkagi Eestiga sinna suunas, et sul oleks võimalikult kerge finantseerida oma õpinguid, eks ju, ma mõtlen just seda teist poolt, mitte õpinguid ise. Aga nüüd ma liiguks nagu allapoole. Nüüd ma väga nõustun Margitiga selle osas, et väga-väga palju jääb kinni selles mindsetis või selles mõttes, mis on hariduse väärtus sulle, mis on hariduse väärtus ühiskonnas ja näiteks PISA-t võttes lihtsalt arvesse, PISA mõõdab sellist asja nagu growth mindset. Ta mõõdab sisuliselt seda, et kui sa küsid noorelt, et kuidas sa arvad, et kas see matemaatika teadmine on sul nii-öelda pärimuslik või sa saad ise olla matemaatikas tark, eks ju, läbi oma arengu, eks ju. Ja Eesti on nagu top 1 maailmas tänu sellele, et Eesti noor ütleb seda, et tema suudab ise matemaatikat õppida, et see, et kui ta on tüdruk, ei tähenda automaatselt, et ei oska matemaatikat, eks ju, mis on väga-väga tavaline näiteks teistes riikides. Aga kui sa lähed ja küsid seda sama meilt Eesti venelaselt, nüüd ma lähen veel alla, eks ju, mis sa saad vastuseks? Saad vastuse seda, et kui sa oled näiteks vene perest tüdruk, siis kahjuks sa ei oska matemaatikat, eks ju. Ja see on nagu väga suur probleem, ehk siis hariduspoliitiliselt kõige suurem rõhk selleks, et me vähendaks seda ebavõrdsust, peaks olema seal all, ehk siis alusharidus ja üldharidus. Nüüd ma toon lihtsalt laiendades ka võib-olla Aune mõtet, kõige suurem sotsiaalmajanduslik kihistumine või üks suurimaid on meil mitte, ma ei tea, Tallinna ja Läänemaa vahel, vaid Tallinna siseselt. Meil on Tallinnas koole, kus kukub näiteks matemaatikaeksamit läbi 75-80% ja meil on koole Tallinnas, mis teevad top 1 tulemuse Eestis. Et selles mõttes, ja see on see probleem, meil on regioone Tallinnas, kus noor reaalselt mitte kunagi oma elu jooksul ei jõuagi välja sellest ühest linnaosast. Ja see on väga paljustki kinni, näiteks
näiteks kui üle Eesti, toon näite, eks ju, keskharidus on, noor on väga liikuv, Tartu on väga-väga palju erinevaid, ütleme, Lõuna-Eestist ja Saaremaalt, igalt poolt on tulnud Tartusse õppima, eks ju, gümnaasiumisse, aga samal ajal näiteks Lasnamäe noor ei liigu edasi õppima, Lasnamäe noor jääb Lasnamäe gümnaasiumisse, eks ju, ja see on tõsine probleem ja see probleem algab ühelt poolt sellest hoiakust ja teiselt poolt sellest nii-öelda regioonist, kus ta nagu asub, et me ei suuda sellele noorele tegelikult pakkuda head haridust, ehk siis ta jääb sinna sotsiaalmajanduslikku lõksu, eks ju. Nüüd teine asi, millele me ei ole väga palju keskendunud, on ikkagi see poiste väljalangevus. See, et kui Eesti kõrghariduses õpib valdav enamus naisi, eks ju, ja olematu hulk poisse, eks ju, see algab ka sellest, et pärast põhikooli, kus noored tänase seisuga kohustusliku haridusega lõpetavad, eks ju, 10% Eestis kukub välja, iga 10 noor pärast põhikooli jätka oma õpinguid mitte kuskil. Valdav osa neist, 99%, natuke vähem, 98% oli vist viimati, on poisid. Seal on päris arvestav hulk venekeelseid, aga poisid. Ja siin on jällegi, me jõuame Margitini tagasi, eks ju, et me peame midagi päriselt muutma selles, kuidas me õpetame. See on seotud nii AI-ga, aga see on seotud ka reaalselt praktilise mitte et me hakkame sooliselt kedagi segregeerima, see ei ole küsimus, aga meil on reaalselt probleem poistega. Ja see päädib lõppude lõpuks selleni, et poisid arvavad, et naised ei tohiks juhtida ja poisid arvavad, et naised on üldse, ma ei tea, mis koletised, jõudes selleni välja, et naistel ei ole lihtsalt valikut mehi valida, sest nad on alaharitud ja selle võrra elavad vähem ja nii edasi. See nagu selle ringi võib väga laiaks tõmmata. Ja viimane point, ma väga vabandan, lihtsalt kus ma ka ikkagi näen väga suurt võimalust, kuidas seda ütleme siis seda lõhet vähendada, on ikkagi kutseharidus ja rakenduskõrghariduse rolli suurendamine üldse ühiskonnas. See, et sul tekib ikkagi ka nagu võimalus mitte ainult, täna on sul ainult gümnaasiumi tee, eks ju, ja see nagu ei olegi nagu teist võimalust, et sellepärast me nagu kogu aeg hoiame üleval nagu neid väikeseid, üldse mitte halvaga neid väikeseid gümnaasiumeid, kes justkui peaksid andma sulle gümnaasiumi haridust, aga kes tegelikult seda ei suuda sulle tagada puht ressursi pärast. Selle asemel, et tal oleks alternatiiv, konkurentsivõimeline, sama hea haridusega, ma ei tea, nii-öelda rakenduslik gümnaasium, me nimetame seda, eks ju, et sa lähed ja õpid kutset, eks ju, lähed sealt edasi näiteks rakenduslikku kõrgharidusse. Või täpselt samamoodi on küsimus nüüd see tänasesse teemasse, nagu ma püüan mõtte lõpetada jõudes, eks ju, et kui suur osa näiteks bakalaureusest peaks olema õpetatud akadeemilises hariduses ja kui suur rakenduslikus hariduses. Ja ta lõpuks jõuab ka hinna küsimuseni. Rakenduslik haridus on, eks ju, odavam õpetada näiteks, eks ju. Ja samas tööturu vaatest, majanduse vaatest on rohkem rakendusharidust vaja. Aga ma sellega lõpetan väga palju mõtteid. Vabandust. Une. Lihtsalt ühe nagu repliigi või küsimuse Danielile, et ma ei tea nii hästi seda rakenduslikku keskhariduse või selle nii-öelda seda keskhariduste ühendamist ja reformi või seda kutsekeskhariduse reformi, aga kui täna 80% kutsekeskhariduse lõpetanud ei õpi edasi, gümnaasiumist ei õpi edasi 30% või nii-öelda üldkeskharidusest, siis mis on see lootus, et kui me sinna kutsekeskharidusse rohkem neid suuname, et nad siis hakkavad rohkem edasi õppima? Ja ma võin ka vastata ja siis ma lasen Margitil ka vastata. Okei, see on jälle mitmeosaline, aga ma püüan lühidalt. Lühidalt on see, tänane kutsekeskharidus laias laastus ootab sult seda, et sa 3 aastaga omandad nii oskused kui üldpädevused, eks ju, samal ajal gümnaasiumis on sul 3 aastat, et puhtalt üldpädevused omandada, täpselt samal tasemel. Ehk siis see küsimus on see, et seal lihtsalt puht ajaliselt nad ei jõua üldpädevusi omandada ja see ei piira mitte ainult nende edasiõppimist, see piirab nende tööturu rakendamist ka, sest neil ei ole piisavalt üldpädevusi selleks, et nad suudaksid, masinad muutuvad iga 5 aasta tagant, eks ju, kui sul ei ole üldpädevusi, et sa selle masinaga oskad teha midagi, sa õppisid selle oskuse ära, aga homme tuleb uus masin, siis sa ei oska seda teha, siis ta tööturul ka ei rakendu. Siis see probleem on selles, et sul on tänases kutsekeskhariduses liiga vähe üldpädevusõpet või üldoskuste õpet, eks ju. Nüüd see teine probleem on see, et ma toon lihtsalt konkreetse näite Hiiumaa näitel. Hiiumaa noor, kes lõpetab põhikooli enne nii-öelda meie tulekut, ei olnud tal ühtegi võimalust jätkata pärast põhikooli kutsehariduses õpinguid, mitte ühtegi. Ta pidi minema mandrile, see oli ainuke ta võimalus, eks ju, sest Hiiumaa kutsehariduses õppisid täiskasvanud. Ta on nagu valus teema, eks ju, jällegi, sest sa pead kelleltki midagi ära võtma selleks, et kellelegi anda, selles olukorras siis täiskasvanult ära võtma ja noorele andma selle võimaluse Hiiumaal õppida kutsekeskharidust. Ja Hiiumaal me näiteks või Saaremaal me avame uued õppekavad, mis on näiteks tuulikutega seotud või majandusettevõtlusega seotud või tervishoiusektoritega seotud, eks ju. Ehk siis see teine probleem lühidalt on see, et sellel noorel pärast põhikooli ei ole olnud ka valikut Eestis edasi õppida väga. Sul on võimalus minna kokaks, võib-olla pottsepaks, võib-olla veel midagi, aga see, et sul on võimalik pärast põhikooli päriselt tõsiselt minna õppida midagi ägedat,
näiteks sa lähed, õpid nii-öelda tuuliku hooldaja on see sisu, aga eks ju tuuliku insener, et sa suudad tuleviku majanduses, eks ju, panustada läbi tuulikute, ma ei tea, remondi, eks ju, et selliseid asju ei ole olnud. Ehk siis need on nagu 2 sellist asja. Ja see on, ja 3. asi on ka ikkagi rahastuse küsimus. Kutseharidus on reaalselt Eestis alarahastatud. Ehk siis, kui ma hakkan võrdlema, siis ta on reaalselt alarahastatud, mis tähendab seda, et selle kvaliteet, ta ei suuda lihtsalt tagada sulle piisavalt tugipersonali ja nii edasi, mis tõttu see noor lihtsalt ei jätkagi oma õpinguid, aga see põhiline asi on olnud see, et tal ei ole lihtsalt võimalust konkureerida akadeemilise haridusega samal tasemel gümnaasiumiõpilasega, sest neil on erinev üldõppe maht. Vot, väga raskelt, aga vabandust, ma olen vaitnud. Meil aeg surub peale, aga ma annaksin Margitile sõna ja siis võimaluse tudengitele ka siis vastata. Mega huvitav debatt ja nagu võiski arvata, tegelikult me räägime kõrgharidusest, aga me lööme lahti terve haridus nagu spektri. Ja ma ütleme, järgneva tunni ma võiks rääkida sellest kutsehariduse nagu asjadest ja ka kriitiliselt, kuidas ma arvan, et kui me nüüd lihtsalt pikendame seda aega, aga me ei õpeta paremini neid üldpädevusi, siis tegelikult nad kukuvad veelgi rohkem sealt kutseharidusest välja ja see on üks murekoht. Lihtsalt me peame paremini õpetama, me peame paremaid õpetajaid sinna saama ja nii edasi. Aga ma võtsin, võib-olla siin ikkagi on vist, ma saan aru, enamik on tudengid, et lähme siia kõrghariduse juurde tagasi, et mina näiteks tooks ka natuke võib-olla sellise kriitilise noodi nüüd kõrghariduse suhtes. Ma ütleks mitte niimoodi, et küsimus ei ole, te teate alati seda debatti, et mina olen ju filosoof, ma olen olnud humanitaarteaduskonna dekaan, alati tuleb see, et mis asja teie õpetate, jumala mõttetud erialad ja nii edasi. Et me võime nagu midagi sellist ka siin uuesti nagu avada, aga mina ütleks lihtsalt nii, et ma arvan, et kõrghariduses see fookus võiks igal pool olla teatavas mõttes rohkem sellele, mida sa selle haridusega peale hakkad. See tähendab igal pool, ükskõik millist eriala sa õpid või ükskõik mida sa õpid, võiks sul olla nagu see orienteeritus, et mis ma maailmas sellega teen, et miks mul neid teadmisi või ka oskusi vaja on, sest et me oleme ikkagi nagu väga selles paradigmas, kus me õpime järjest nagu eksponentsiaalselt kasvavat teadmiste hulka, ükskõik kas me õpime matemaatikat või juurat või filosoofiat, erinevaid käsitlusi, aga palju rohkem ja ma arvan, see on natuke see võtiga, mis me selle poiste probleemiga räägime, et kus on see minu enda nagu nägemus, millist probleemi ma sellega lahendan, mida ma maailmas teada tahan saada, millisele küsimusele ma läbi hariduse otsin vastust, et seesama tuulikute parandamine on ju ka tegelikult, et see võib olla ummiktee, kui homme on hoopis tuumajaamad ja mina olen õppinud selle tuuliku inseneriks, aga kui mul on mingid kindlad oskused, mille ma olen ära õppinud, siis see on alati kasulik, et selles mõttes kogu see fookus võib-olla ka kõrghariduses võiks väga palju rohkem olla, milliseid milliseid selliseid üldpädevusi ma tegelikult läbi selle õppimise, mida ma teen, saan ja ma ütlen, et ka mina ise nagu ütlen, et filosoofia on väga-väga hea ja ma näen, et ka filosoofe läheb järjest rohkem vaja, kui nad midagi oskavad, kui nad oskavad argumenteerida, kui nad oskavad kriitiliselt mõelda, kui nad oskavad ennast väljendada, siis appi, see tööpõld on nii suur, ainult ühest nagu ülesandest teiseni jooksed. Aga kui sa lihtsalt oled lugenud nagu, ma ei tea, natukene Aristotelest ja natukene Kanti ja sa lihtsalt kirjutad sellest, mida Aristoteles rääkis ja mida Kant tegi, no, siis sellega ei ole midagi peale hakata. Et see oleneb sellest, kuidas sa oled õppinud ja mida sa ise oskad selle teadmise ja oskusega teha. Ja ma arvan, et see on nagu see võti, et me seda rakenduslikku peame tooma ka ülikooli sisse, sest mul on doktorante, kes on läinud pärast nii-öelda olemist ülikooli doktorantuuris hoopis räpinasse, et ometi midagi praktilist õppida, näiteks oma kätega aiandust või mingisugust sellist asja. Ja ma arvan, see oleks nagu, tahaks väga ka saali arvamust kuulda, et kuidas teie mõtleksite, kas te tahaksite ka midagi osata peale selle, et te midagi teate, et äkki sellises võtmes korra nagu mõelda, et ma tean, näiteks Taanil on tohutult osav sotsiaalmeedia kasutaja, ta oskab jube kiiresti pressiteateid teha, kasutab selleks AI-d, ma arvan, väga äge oskus, sa oled vist mitmendal kursusel, sa ise oled peale selle, et sa tegelikult oled ministri nõunik, nii et selles mõttes oskused maksavad ja äkki seda võiks läbivalt võtta, mitte ainult selles, mis astmes sa oled, et me ei peaks nagu rohkem saatma ülikoolist ära inimesi kuskile rakenduskõrgkooli, vaid mõtlema, mida me ülikooli sees teeme, milliseid asju me tegelikult tudengitele õpetame ja sealt tuleb ka see Eesti vajadustele vastavad nii-öelda tööturu asjad ja võib-olla kõige viimane asi, ma ei ütle rohkem midagi, oleks see, mis sina ütlesid, et millised on see ettevõtjate suhtumised. Ma arvan, üks asi, millel kõrghariduse fookus peaks olema, et me ise koolitaks ettevõtjaid. Meie oleme tööandjad, homsed tööandjad, kes ise loovad selle ettevõtte või kes ise mõtlevad kas või isegi riigisektoris, mida saab hoopis teistmoodi teha. Leiame, võtame tööle inimesed, kellega me lahendame maailma probleeme hoopis teises võtmes, et see ei ole nagu see, et kusagil on ettevõtjad ja kusagilt tulevad need haritud inimesed. Ei, haritud inimene on homne ettevõtja.
tema loobki selle uue tööturu ja tema nagu võtab tööle need inimesed, kes teistsuguste oskuste ja hoiakute ja teadmistega on. Sorry, nüüd ma ei rohkem ütle midagi. Nii, Renar. Ja ma võin Margitile öelda, et ma olin arstiteaduse 3. kursuse esimesel poole peal ja ma mõtlesin, et ma väga tahaks Olustusjärve minna taimekasvatust õppima. Et see on nii, senimaani oli see õpe tõsiselt väga teadmistepõhine. Mulle meeldib ka see, et me peaksime mõtlema rohkem, et mida me peame õppima ja mida meil nagu vaja on. Aga tegelikult selle küsimuse ees on ka tänane tudeng, aga rohkem selle küsimuse ees on ju see, kes selleks tudengiks hakkab. Ja ma arvan, et seal on tegelikkuses, ma ikkagi viitaks teaduskoolil, et seal on väga oluline roll teaduskoolil. Et ta ikkagi väga palju aitab sellele maapiirkonnas, ma pean tooma siia selle mingisuguse maapiirkonna näite, sest alguses mulle vahepeal tundus, et me jääme väga, et Lasnamäe tudeng on kuidagi palju kehvemas seisus õpilane kui Tartu oma. Et no tegelikult mulle üldse, et ma ütleks, et pigem kuskilt ise olen Põlvamaa põhikoolist pärit, et ütleks, et ma tean küll, kuidas on läinud minu klassikaaslastel ja tegelikkuses siis aasta vanem või 2 aastat noorematel, et tegelikult väga paljud ei ole jõudnud keskhariduseni ega tegelikkuses ka kõrghariduseni. Et ma näen, et seal on küll, et kui me räägime 30 kilomeetrit eemal Tartu linnast ja ainult mõned neist jõuavad kõrghariduseni, et siis see on palju suurem probleem. Katariina, kas sa tahad ka lisada? Ma võib-olla sellele maapiirkondade teemale lisaks, ma lihtsalt võib-olla natuke seda tööturu vaadet võib-olla selles mõttes, et ma näen, et me ei saa täielikult kõrghariduse fookust panna tööturule. Esiteks sellepärast, et tööturuvajadused on sellised käivad lainetega ja need on tegelikult ajutised. Meil nii mõnedki aastad tagasi enne koroonat räägiti, kuidas psühholoogiks õppivad tudengid tahavad eneseabi ja nad on täiesti kasutud. Ja nüüd me näeme, et meil on tegelikult vaimse tervise spetsialistidest suur puudus on ju. Et selles mõttes ma näen, et meil ei ole kedagi, kes suudaks otseselt ette ennustada, et keda meil 50-15 aasta pärast tegelikult vaja on ju. Ehk siis see ei tohiks olla minu hinnangul kõige see fookus, rääkimata siis sellest, et tegelikult meil on päris palju erialasid, eriti näiteks kultuuris, kus otsest tööandjat tegelikult ju ei ole, et kui ma õpin Pallases või EKAs mingisugust maalimist on ju, siis mul otseselt ei ole kuskil seda tööandjat, kes mulle maksaks näiteks tulemusstipendiumit, et eriala üleval hoida või kes nii-öelda siis toetaks seda või kes siis tagaks selle, et minu õppekavale avataks tegelikult kohti on ju. Et mulle tundub, et see peab olema, jah, neid peab arvesse võtma ja Daniel tõi väga hea näite sellest, et meil on õpetajate puudus, riik annab stipendiumi ja tegelikult meil on tudengeid, kes nüüd õpivad õpetajaks on ju, aga ma näen, et see ei tohiks olla see nii-öelda põhiline fookus. Jah, aitäh. Tegelikult meil ongi aeg otsa saamas. Planeeritud oli ka erialade vaheline ebavõrdsus ja Eesti konkurentsivõime, aga selleni kunagi ei jõuta, ma saan sellele, sest jah, sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus on väga tihe teema. Aga viimase välkküsimusena. Te olete hästi palju rääkinud sellest, kuidas asjaolu mõjutab gümnasiste, tulevasi tudengeid. Kuidas peaks tänane tudeng ennast kuuldavaks tegema ja kas see peaks olema jõulisem selleks, et et meid ära ei unustataks 2027. aastaks, kui siis uus plaan tuleb. Aune, mida sina arvad? Annaks hea meelega tudengitele sõna, et sellel teemal, aga muidugi võiks tudeng olla jõulisem ja ma arvan, et ennekõike see, et oleks rohkem neid inimesi, kes kuidagi suudavad kaasa mõelda võib-olla rohkem kui selles võtmes, et ma tahan tasuta kõrgharidust, punkt. Et mis on nagu selline lihtlause nii-öelda. et saada aru, mis selle taga on ja selles mõttes ikkagi suur tänu teile, kes te siin seda korraldate, et loodetavasti seda nagu
mõtlemist, mida see kõrgharidus, tänane kõrgharidus, kellele ta on võrdne, kellele ta ei ole võrdne ja mis selle tänase süsteemi probleemid on ja kui me mis iganes uue süsteemi välja mõtleme, et kuidas siis seda teha paremini. Et jah, alati võiks olla ja tudengitel on tegelikult nagu tohutu jõud, ma ei tea, kas te seda teate, aga et te võiksite seda jõudu kasutada, jah. Renar, kas sa tahaksid vastata, kas me kasutame seda jõudu? Ikka kasutame seda jõudu. Mõtlen kodus korra ära. Selle... Tõesti kodus mõtte ära. Et kas me peaksime olema jõulisemad? Kui jah, siis ma ei tea, näiteks kellele peaksime enda sõnumit rohkem peale suruma, kas see on Riigikogu või valitsus või HTM või ühiskond üleüldiselt tegema propagandat? Mulle tegelikult meeldis see, mida Auno ütles, et me ei peaks mõtlema või et meil ei ole vaja otseselt neid, kes ütleks, et tasuta kõrghariduse punkt, vaid me tegelikult võiksimegi mõelda seda, et tudengitena, et jah, meil on see hääl, meid kuulatakse. Auno ütleb ka, et ootab meie häält ja et üldse, et tudengid peavad palju häält tegema, aga kui tudengid teevad häält, siis nad tegelikkuses jah, ühtepidi nad mõtlevad enda peale, aga nad peavad mõtlema ka sellele, kes nendele järeltulijad on või kes nende asemele tulevad, sest sageli need muutused ei juhtu kohe ja tõesti, et kui me räägime sellest, et ega ka meil ju endal, me teame, et me mõtleme, et kas tasuta või tasuline kõrgharidus ja kui me mõtleme tasulise kõrghariduse peale näiteks, siis tasub ka sellele mõelda, et aga tõesti, et kes selle kätte saab ja et samas, kas see nagu tagaks ka selle kvaliteedi, mida võib-olla me mõtleme, et jah, et meil ei ole kvaliteetne kõrgharidus ja me peame selle tegema tasuliseks, sest siis me saame selle kvaliteetse kõrghariduse. No päris nii ilmselt ikka ei ole, et peab natukene ikkagi mõtlema, et kui nii läheb, et siis kes on need kannatajad ja kes on need võitjad, et mina sellest süsteemist väljun, aga siia inimesele võib-olla on ukse taga tõesti mitu inimest. Ja ma võtan siis üle, et ma arvan, et selles mõttes siit tuli nagu ka juba see mõte, et tegelikult sul on vastutus nagu järeltulijate ees, aga ma tooks võib-olla ühe momendi veel, et mina ootaks siiski väga, et ka tudengid tegelikult tunneksid ennast päriselt nagu vaimse eliidina nagu terve Eesti ühiskonna mõttes ja et see küsimus ei ole ainult nagu ka iseendast rääkida ja meie õppimistingimustest ja meie kõrgharidusest, vaid nii nagu me ka täna arutasime, et teil on vastutus tegelikult terve Eesti eest, kuhu Eesti läheb ja teie ju nagu mõtlete selle peale, kuhu te nagu Eestit suunata tahate, et me oleme ka ülikooli väärtustesse ja missiooni kirjutanud, et te olete inimesed, kes nagu kujundavad tulevikku. Teie võtategi Eesti üle ja mulle meeldib hästi see nagu arvuline mäng oli, kui eestikeelse hariduse 100. aastapäeva me tähistasime ja siis see tore sari Rahvusülikooli 100 algab peale selle kujundiga, kus on Tartu Ülikooli ees on 800 inimest ja need 800 olid 1919 need, kellel oli kõrgharidus. Nii palju oligi üldse Eestis neid, kes Eesti riiki nagu lõid ja kes kogu selle Eesti kujundasid. Et kujutage ette, kui palju teid on nüüd rohkem ja teist kõigist sõltub see, milline Eesti on, milline on Eesti homne. Ja ma ootaks võib-olla mitte ainult seda, et tudengid ja ka tudengiorganisatsioon nagu räägiks, ütleme sellest omaenda nagu õppimisest, vaid algab peale sellest teie oma lugu, kuidas te meditsiini õpite, kuidas te filosoofiat, kuidas te inseneriteadusi või IT-d õpite või kuidas te õpetajaks õpite. Öelge julgelt välja oma õppimise osas, millised on ootused, mida te tahaks muuta ja kes te tahaksite olla, kui te astute sinna tööturule, et missugune see maailm võiks olla, sest teie lood on väga tähtsad. Alati ei peagi, organisatsioonil on suur väärtus, aga tegelikult on igal üksikul inimesel ka väga suur väärtus. Jagage oma lugusid, jagage oma visiooni, mõelge suurelt ja ma arvan, et see aitab tervet Eestit edasi tegelikult. Aitäh. Daniel, kas sinu meelest peaks tudengkond võtma kõrghariduse suhtes jõulisema seisukoha ja siis seda tegema rohkem kuuldavaks, näiteks teile? Jaa, ei, selles mõttes ma arvan, et tudengid peaksid olema kindlasti valjemad. Mina, kes tegeleb kommunikatsiooniga, eks ju, et absoluutselt. Lihtsalt küsimus on lõppude lõpuks väljundis, mida sa soovid saavutada. Kui sa soovid huvikaitselist väljundit, siis sul on mõistlikum olla konstruktiivne, eks ju. Kui sa soovid avalikkuse möllu, siis sul on mõistlik olla mitte konstruktiivne, eks ju. Et selles mõttes see on nagu alati küsimus, mis su eesmärk või väljend on. See on minu ekspertarvamus sellel kommunikatsiooni teemal. Mis puudutab nüüd kelle ukse taga streikida või kelle ukse taga, ma ei tea, tõrvikutega tulla, et selles mõttes
no ma nüüd viskan vinka sulle, Aune, et no näiteks TalTech, eks ju, noh, tulemustippidele tagasi jõudes, TalTech jätkab, eks ju, tulemustippide maksmist, eks ju, noh, et Tartu Ülikool võib ju ka jätkata, eks ju, ehk siis mu küsimus on, et kui meie ülikoolid on autonoomsed, üldse mitte halvaga, eks ju, siis iseenesest no, üks uks on ka rektorat, eks ju, et no ma lihtsalt ütlen seda, et see vastutus on teatud piiridel. Valitsus tervikuna vastutab selle eest, mis on see nii-öelda kõrghariduse rahastuse pott. Sellest absoluutselt peabki vastutama ja vastutabki, eks ju, aga kui ma küsin, kes vastutab õppejõu töötingimuse eest või kes vastutab tudengi stipendiumi eest, siis see on nagu omaette debatt, eks ju. Noh, me võime jõuda ka sinna, et rahastust ei ole piisavalt, eks ju, et seda teha, aga noh, mu point on see, et kõige eest Eesti Vabariigis ei vastuta haridusminister, aga päris palju eest vastutab, et ei lihtsalt, mulle väga meeldivad need debatid, ma toon lihtsalt ühe väga laheda näite. Tallinna just see esimese klassi katsed, eks ju, või esimesse klassi paigutamine. Tallinnas on 2 kooli, Kadrioru Saksa Gümnaasium ja 21. keskkool, mis asuvad omavahel umbes 700 meetri kaugusel. See lapsevanem elas seal keskel ja elas natuke lähemal Kadrioru Saksa Gümnaasiumile. See vanem kirjutab siis haridusministrile, et kuidas haridusminister on süüdi selles, et laps ei pandud 21. kooli, pandi Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, sest see on 100 meetrit lähemal. Ehk siis ma lihtsalt ütlen, et igal vastutajal on oma uks, et kuhu koputada. Aga kui häält teha rohkem, siis häält rohkem on alati tore teha, sest selles mõttes ma olen Margitiga väga nõus, et kui meie häält ei tee, siis ega kõik need muudatused, mis täna tehakse, lõppude lõpuks mõjutavad elu 10-20 aasta pärast. No. See on igas valdkonnas, no ma toon välja, täna otsustatakse laias laastus, kuidas näeb välja Eesti Energia portfell, eks ju, 2050. aastani, eks ju. Noh, selles mõttes need otsused tehakse täna ja kui täna meie hääl ei kõla, siis need otsused tehakse nii-öelda mitte meie põlvkonna hääle järgi, noh, ja see on nagu fakt, et meie hääl peab kõlama. Noh, ma püüan, pingutan üksi häält. Ja sa teed väga palju häält, see on väga hea. Aune? Lihtsalt repliigina, et mulle tundub, et päris palju häält ikkagi tuleb teha tegelikult avalikkusele, sest et poliitikud otsustavad ju selle järgi, mis on nii-öelda ühiskonna, mitte kasulik, isegi ma ei oleks siin nagu väga, ma ei oleks siin küüniline, vaid et tegelikult see, et mõnes mõttes need poliitilised otsused ei saa tulla nagu välja vastu ühiskonna sellist nagu üldist hoiakut. Et ses mõttes ma arvan, et see avalikkuse nii-öelda vanaemale ja emale ja isale tuleb rääkida, et milline see kõrgharidus peaks olema, et mõnes mõttes jah, haridusministeeriumi ukse taga on ka mõistlik plakatitega käia, aga üks kunagine haridusminister ütles, et tema saab väga hästi aru, et kõrghariduse rahastamist tuleb kasvatada, aga valijad peavad ka aru saama sellest. Aga see sisaldab ka seda, et mida see kõrgkoolis õppimine üldse tähendab, et see on nagu see sama asi, et nagu sina ütlesid, et nad ei teagi, et on palju lihtsam rääkida koolist, et mida tähendab tegelikult nagu õppimine ülikoolis, miks poolest see raske on ja mis ma selle haridusega peale hakkan, et see ei sisalda ainult seda, et kõrgharidus on alarahastatud, sest see muutub inimestele nagu kas igavaks või läheb ühest kõrvast sisse ja teisest välja, sest seal kõrval on politseinikud, meditsiin, mis ütleb, et 1% SKP-st on puudu, sest muidu kõik need kiirabid jäävadki seisma sinna haigla ette ja mingit ravi tegelikult ei ole, eks ole, igal on ju oma argument, et see tähendab, et selles mõttes on see terve ahel, et milleks kõrgharidust on vaja, mida tähendab ülikoolis õppimine, teie oma lood, nagu ma ikkagi ütlesin seda, et kui raske on sellel arstitudengil tegelikult, et tal pole isegi aega õiget seda võileiba süüa, sest ta jookseb ühest loengust või praktikumist teise, et see tegelikult on nagu väga suur töö, aga samasugune suur töö on ka õppimine eksamiteks kirjanduses või füüsikas või filosoofias või kehakultuuris, et tegelikult see on ränk töö, et see ei ole ainult see nii-öelda hobusevargaks õppimine, et lähed sinna linna kooli ja muidusööjad tahavad veel rohkem raha saada, et me peame seda tegelikult selgitama igas mõttes. Aitäh! Katariina? No, mulle tundub, et tudengid peaksid minema mõlemat pidi. Eks me räägime ministeeriumiga ja me räägime siis nii-öelda rektoritega ja räägime kõrgkoolidega, aga mulle tundub, et see, mis tegelikult Aune välja tõi, on hästi oluline ja ma tooks sinna veel nagu selle ühe taseme veel, et tegelikult tavatudeng ka tegelikult ei adu täpselt seda, mis toimub. Mulle tundub, et ma alguses juba rääkisin sellest, et tegelikult see peaks olema laiem ühiskondlik debatt, aga ma näen, et tudengitel on esiteks see, et oma kaastudengkonda kõigepealt nagu julgustada, teadvustada tegelikult ja siis me saame edasi minna selleni, et tegelikult ühiskonda kõigepealt me peame jagama seda teadmist, sellepärast et kui me vaatame, ta ei ole, kõrgharidus ei ole
kuidagi seksikas teema. Meil on nii palju muid teemasid, mis lihtsalt kaaluvad kõik üles, on ju. Et lihtsalt tuuagi, nagu Margit ütles, isiklikke näiteid ja nii on ju. Aga ma näen, et tegelikult üks hästi oluline asi, me oleme täna rääkinud päris palju õppekvaliteedist ja see, mida ma näen, on see, et see ei ole ainult see, et raha. Seal muidugi on õppejõudude palgad ja kõik muu, aga tegelikult, mis on hästi hea algus, on see, et üha rohkem tegelikult tudengeid ja tudengi esindajaid kaasatakse kvaliteedi hindamisse, kvaliteedi tagasisidesse. Et ma näen, et see on see üks koht, et ma ei tea, kui meil on siin tavatudengid, et kui sul on kursuse lõpus tegelikult mingisugune tagasiside küsimustik, et juba see tegelikult aitab selleni viia, et meil on parem õppekvaliteet. Et see ei ole ainult see, et haridusministeerium annab raha juurde ja meil hüppeliselt kõik tõuseb, on ju. See kindlasti aitab, aga just see, et üha rohkem me tegelikult kaasame tudengeid, aga kaasame tudengeid tähendab seda, et see on päriselt sisukas, et üsna palju on ka sellist natuke selline nõme termin, aga tokenistlikku kaasamist, et ma näen, et seda võib-olla sisulist, et me päriselt kuulame tudengeid, kaasame tudengeid, sest tudengid tegelikult on ju kõige suurem osa kõrgharidusest. Jah, aitäh. Ja rääkides kaasamisest, nüüd võiks viisakalt publikumi kaasata. Kas kellelgi on küsimusi? Minu küsimus on ilmselt ennekõike Danielile ja Margitile, aga muidugi kõik võivad vastata. Et hästi palju sai täna avatud siin seda, et kuidas kogu haridustee mõjutab seda kõrgharidust, aga kõrghariduse õpetajad on ju siiski teadlased. Seega paratamatult kõrghariduse rahastusega käib koos ka teadusrahastus. Ja nüüd parandage mind, kui ma eksin numbritega, aga vist umbes aasta või 2 aasta tagune statistika oli see, et kogu riigi poolt eraldatud teadusarenduse rahast ainult 14% jõuab ülikoolidesse ja kõik muu istub ministeeriumites kinni. Seega, kuidas nii on ja mida teha selleks, et teadlased saaksid siis oma nagu nii-öelda palga kätte selleks, et nad oleksid olemas ja saaksid meid edasi õpetada? Aitäh. No, aitäh kõigepealt selle üle, et ma arvan, et mega tähtis on teadus, et mina paigutaks selle nagu kõige alla, et tegelikult ütlekski, et ka teadus mõjutab seda alusharidust ja kutseharidust ja kõike seda, et sellel ta tegelikult ju peab põhinema. Nüüd selle teaduse rahastamisega on väga spetsiifilisi probleeme, aga küsimus tõesti on selles, et meil on neid mehhanisme on väga erinevaid ja üks suuri debatte, mis kohe nagu lahti läheb, on see, et kultuurikomisjonis Riigikogus järgmisest nädalast algab meil siis teadusarendus, innovatsioonikorraldusseaduse arutelu, mis tegelikult tähendab ka seda, kuidas seda raha jaotatakse, kuidas see jõuab, kuidas meil üldse nii-öelda teaduskorraldus on tehtud, et ma arvan, te saate sellest kõigest veel palju kuulda, see ei ole esimene kord, et selline seadus meile jõuab. Eelmine kord ta tegelikult jäi stoppama, nii et sellega saab teha, et seal kindlasti üks selliseid nagu küsimusi võib-olla, mis lihtsalt nagu on alusküsimus, on see, et kus see teadusraha on, et eks teda jõuab ülikool ikkagi, see arvuliselt päris õige niimoodi ei ole, et seal võib-olla see jaotus on ju ka selle kaudu, et riik eraldab tegelikult koos kõrgharidusega ka teatud osa siis sellist nii-öelda baasfinantseerimise raha, aga meil ei ole tegelikult nagu sellist mudelit, et võib-olla mina näen üheks nagu probleemiks rahastuses ja selle loogikas hoopiski seda, et tegelikult ei saa üldse kõrgharidust anda ilma teadust tegemata. Ja meil on nagu ütleme, kuna meil on konkurentsipõhine teadusrahastus, siis võib juhtuda, et meil on erialasid, kus tegelikult seda teadust all ei ole. Ja võib-olla saab ka see olla üks selliseid kohti, kus me ütleme, et aga äkki need kohad me paneme siis kinni või me teeme sinna väga suure nii-öelda hüppe arenguabi, kas selle kaudu, et me toome väljast mingeid inimesi juurde või me nii-öelda koolitame oma spetsialiste ise mujal maailmas, sest et see on tegelikult kõige suurem murekoht, ja see on nüüd väga sisuline küsimus, sest seal kannatab kõrghariduse kvaliteet. Kõrgharidus teaduspõhine, mida see tähendab, see Humboldtlik printsiip, ma võib-olla hästi lühidalt ütlen, et see tähendab tegelikult seda, et seal see õppejõud ise uurib midagi.
tema ei loe teile eile kirjutatud õpikut või vanu nii-öelda teadmisi ei vahenda lihtsalt, nagu võib, ütleme, gümnaasiumis veel õpetaja teha, et tal on nii-öelda kogutud teadmine, mida ta vahendab, teeb metoodiliselt söödavaks, aga seal peab inimene olema see, kes ise uut teadmist loob ja kui seda ei ole, kui seal ei ole ei rahastust ega ka tegelikult seda nii-öelda kvaliteeti, siis see on tudengi petmine, et selles mõttes tegelikult nagu võib-olla võiks nagu mõelda tõsisemalt nende erialade nagu evalveerimise peale ikkagi, kus seda nagu teadust ei ole, et kas seal peab midagi tegema, seal on ka ülikoolid erinevad, ütleme, see on nagu üks selliseid kohti, kus päris tõsiselt olla kriitiline ja tudengid saavad seda samamoodi küsida, aga no võib-olla see, ma arvan, küsija mõte rohkem oli see, et miks seda raha jagatakse teistele ministeeriumidele, see on selle kokkuleppega, 1% kokkuleppega, et sellest kasvust, mis tuleb, läheb 40% HTM-ile, 40% MKM-ile, see on Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile ja 20% ülejäänutele, et nad saaksid ka oma analüüsivõimekust nagu kasvatada ja seal on natuke probleeme. Mina näen ühe probleemina ka seda, et tegelikult me tahame erasektori võimekust kasvatada läbi selle ettevõtluse, aga sinna suunab ka nagu Euroopa raha, see tähendab, see Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegelikult kasvab nagu pärmi peal, aga Haridus-Teadusministeerium absoluutarvudes jääb vähemaks, nii et kahju, Daniel, aga teil jääb järjest vähemaks teadusraha ja seda te ei saa ka siis ülikoolidele jagada, et ma olen nõus natuke aitama ja teile juurde seal hankima, vaatame, kuidas me selle seadusega seda teeme. Aitäh! Okei, ma püüan võimalikult lühidalt ja võimalikult vähe nüridalt vastata. Laias laastus, kui sa võtad selle 1%, siis HTM saab seal 52-53% tervest sellest potist. See on, ei, kasvust ta saab 40%, aga terve pott on tal seal 52 midagi sellist, 58 midagi, sinna kanti. Ühesõnaga, kõik see raha laias laastus HTM saab kontole ja paneb ülikoolidele edasi, aga see on umbes 1/3 HTM eelarvest. Nüüd väga suur osa, seal teine osa on see ikkagi see konkurentsipõhine eelarve, pluss on sul MKM-i raha ja pluss on sul veel Kultuuriministeeriumi ja Regionaalministeeriumi rahad, et kui see probleem kuskil on, siis valdkondlikes teadusrahades see probleem võib-olla täitsa on, ütleme nii, kas ta jõuab ikkagi teadusesse, kas ta jõuab ülikoolidesse. Nüüd ma püüan täpselt, et aga võib-olla positiivse poole pealt meie teadusinvesteeringud riigi poolt on täna, vist mõtlen aastast 2019 oli 1% võetud, on vist kahekordistunud tänaseks, isegi natuke rohkem. Kahekordistunud on riigipoolne toetus. Eelmine aasta oli kõige suurem nii-öelda arendustöö panus nii-öelda riigi kõrval, eks ju, et era kasvab väga jõuliselt. See näitab seda, et see nii-öelda meede, et riik paneb 1% ja ettevõtlus ideaalselt kuni 2% töötab, eks ju. See on see, nagu kui me võrdleme Eestit ja Soomet, eks ju, siis miks Soomes on teadus- ja arendusinvesteeringud suuremad kui Eestis, sellepärast, et nende eraettevõtlus investeerib rohkem arendustegevusse siis eelkõige. Ehk siis sellepärast ma selles mõttes väga ei kritiseeriks seda MKM-i meetmet, sest ma arvan, majanduse konkurentsivõime mõttes on ta tähtis, aga ma olen nõus, et ülikoolide vaatest, et jällegi küsimus, kui suur osakaal peab olema konkurentsipõhisel rahal, mis iga-aastaselt ei ole kindel ja stabiilne, eks ju, kui suur osa peab olema baasfinantseerimisel, on kindlasti nüüd arutelu koht. Mina arvan, et see baasfinantseerimine võiks suurem olla ja lõppude lõpuks ongi küsimus, et kas äkki sul peabki olema üks nii-öelda blokrand rahastus ka kõrgharidusega koos. Aga see on nagu lühidalt vastus, lihtsalt, et me näeks ka positiivselt, et teadus-arendustegevuse rahastus on väga jõuliselt kasvanud. Et ma arvan, et ta on jõulisemalt kasvanud kui kõrgharidusrahastuski. Et selles mõttes, et seal on peaaegu hästi, kui võtta arvesse see, et nüüd lähiaastatel nii hästi ei kasva. Nii, on meil veel küsimusi? Jaa, Sander. Selline veidi spekuleeriv küsimus, et siin vahepeal käidi välja kõrgemad lävendid ja oluliselt väiksemad ülikoolid. Et tahaks selle idee baasilt küsida, et 50% vähem eestikeelseid teadlasi te olete nõus tulevikus omama selleks, et oleks väiksem, paremini rahastatud ülikool? No see on tegelikult selline väga hea küsimus, aga ma arvan, et nagu me siin välja käisime, et see on tegelikult nagu debati küsimus, et see on küsimus selles, et kas kogu see teadus peab olema ülikoolis, eks ole, juba nagu siin veidikene seda arutasime ja kas see on nii-öelda, mis on selle ülikoolide ja kõigi nende teiste tegijate nagu funktsioonid, et meil on ka teadusasutused, eks ole, veel olemas, meil on tegelikult tõesti needsamad nagu rakenduskõrgkoolid, kutsekoolid, et kõigi nende nagu roll võib-olla võiks korraga olla ikkagi vaatluse all, eks ole, et mida nad nagu sellesse panustavad, et selles mõttes lihtsalt öelda, et me kärbime, see ei olnud nagu mõte, eks ole, mõte oli nagu selles, et mõtleme kõigepealt, mida on vaja teha ja kes seda teha saab.
kes saab seda kõige paremini teha ja nagu suunatuna sinna, et nagu ma ise mõtlen ka teie peale, et mõelge nagu igapäevaselt, et tegelikult ülikoolis te näete, osad panustavad ja osad ikkagi tegelikult on suht lohed, kes veavad ennast läbi ja võib-olla varsti ka nagu lõpetavad seal käimise. Kõigi teie peale läheb tegelikult ühte palju raha. Et kas nagu kunagi oli, kui mina õppisin esimesel kursusel, see oli eriti jõhkrana, öeldi tookord selle Tallinna, mis ta oli, tookord oli ta tipi kohta, öeldi, et nende kursused algasid peale niimoodi, et öeldi vaata vasakule, vaata paremale, 12 ei lõpeta. Et see oli nagu selline nagu karm konkurents oli, aga võib-olla see ei peaks nagu ülevalt surve olema, vaid võiks nagu mõelda sellele, et kas nagu edasi tuleks vedada kõiki, või me tegelikult peakski ütlema, et ainult need, kes panustavad, ainult need, kes on tublid, neid me nagu toetame. Ja ma olen nõus sellega, et kõrgharidus annab nagu selle isiksusliku kvaliteedi, aga äkki mõni muu koht annaks ka, kui ta oleks seal rakenduskõrgkoolis ja ta tunneks ennast nagu seal, ütleme, kindlamini, see eriala talle pakuks rohkem, ta saaks näiteks midagi oma kätega teha. Võib-olla ta oleks ikkagi palju õnnelikum, et lihtsalt me ei pea nagu mõtlema, et ma ei tea, kutsekas on su viimane võimalus, teeme need kutsekad selliseks, nagu on Soomes ja Saksamaal, kuhu inimesed trügivad ja kus perekonnad tegelikult nagu tahavad pigem, et nende lapsed läheksid nii-öelda ametikooli, sest nad saavad seal head oskused ja pärast parema palga peale ja nad on hinnatud inimesed, eks ole, et võib-olla me ei pea nagu mõtlema, et ainult akadeemiline tee on see super hea tee, et sellepärast ütleme, ma nagu lihtsalt selgitan, et see ei ole mitte see, et mul on eesarv, kui palju me peaks kärpima või kui palju me peaks vähendama, aga me peaks teistmoodi mõtlema ja nagu väga selgelt ütlema, mis on ülikoolide ülesanne, mis on rakenduskõrgkoolide ülesanne ja mis on nende kutsekoolide ülesanne ja see ei ole halvustavalt, vaid nii, et igale oma, et igaüks saaks teha seda, mis on talle parem ja see oleks ka nagu tudengite ja õppijate puhul sama, et võib-olla hästi kiiresti see läheb küll natuke lappama, aga see sama asi, mida Daniel ütles, et kellelgi on probleem, et ta sellest koolist ei jõua selle lõpueksamini. Et minu meelest kõige suurem probleem on see, et me õpetame kõiki enam-vähem ühtemoodi. Me ei tohiks õpetada kõiki ühtemoodi, vaid et kõigil inimestel on erinevad vajadused. Kunagi me kirjutasime haridusstrateegia, kus me rääkisime erivajadustega laste asemel, ütlesime iga lapse erivajadus. Igal lapsel on mingi vajadus ja kui me suudame seda õpetamist individualiseerida, näha, mis on tema võimekus, tema parim mina välja arendada, nii et ükskõik millises koolis või mida ta õpib, ta suudaks nagu ennast teostada, see oleks minu arvates see, kus me jõuaksime selle suure arenguhüppeni. Aitäh. Aitäh. Aune, sa tahtsid lühikese kommentaari lihtsalt, et ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud selle nii-öelda rakenduskõrghariduse kuidas öelda, propageerimisel, et ma ise ka enne nägin seda lihtsalt seda, et ma arvan, et sealt altpoolt need, kes jäävad üldkeskhariduse või kutsekeskharidusega, neid sealt võiks tulla rohkem rakenduskõrgi. Aga kui me räägime nii-öelda selles mõttes ülikooli versus rakenduskõrgkoolid, siis andmed ikkagi näitavad seda, et see nii-öelda rakendusliku hariduse väärtus on väga selgelt kohe peale lõpetamist, nad on kõrgemalt hõivest, nad saavad kõrgemat palka. Aga see bakalaureuse lõpetanu, isegi kui ta ei lähe magistrisse edasi õppima, ta võiks minna palju suurema tõenäosusega, siis ta läheb 7 aastaga sellest rakenduskõrgharidusest mööda. Ja eriti pikas perspektiivis kolme kurvem pilt on ikkagi nende inimestega, kui me vaatasime need, kes omandasid keskerihariduse, mis on täna nagu võrreldav rakenduskõrgharidusega võrdsustatud sellega 30 aastat tagasi, et need on need, kes siis nagu nii-öelda väga kiirelt muutuvas tööturu ja ühiskonna oludes on jäänud hammasrataste vahele, sest et nende spetsiifilist haridust nendele Nõukogude Liidu tehastele, mis toona olid, enam ei ole vaja. Ja tõenäoliselt, kui me praegu räägime rakenduskõrgharidusest, mida on vaja nendele tehastele või nendele nii-öelda, ma ei tea, ettevõtetele, mis täna on, siis neid ka 30 aasta pärast ei ole. Ja see, mida meil on vaja, on see, et inimestel oleks see ümberõppimise, juurdeõppimise valmidus ja võimekus ja seda täna see nii-öelda üldisem bakalaureuse ja magistriõppe annab paremini. Aga ma ei taha kuidagi tõesti rakenduskõrgharidust kuidagigi nagu halvustada ja ma tõesti ütlen, et sealt altpoolt võiks tulla rohkem meil rakenduskõrgharidusse. Ja ma kiirelt täiendan, kui ma võin. Jah, okei. Et selles mõttes, et ma ikkagi natuke võib-olla kaitsen rakenduskõrgharidust, et selles mõttes tänane rakenduskõrgharidus ja tegelikult tänane kutseharidus ei ole nii spetsiifiline ametikeskne, nagu ta ikkagi oli, ütleme 30, 40 ja 50 aastat tagasi. Et see lõhe, mis meil generatsioonide vahel piiekis välja tuleb, see on ikkagi väga selgelt seotud ikkagi NSV ja Nõukogude Liidu nagu haridussüsteemi tervikuna. Et täna meie rakenduslikud kõrgharidusasutused on ikka väga ägedad. Tartu tervishoiukõrgkool on väga äge, et ma ei saa nagu midagi halba öelda. Et sellepärast ma nagu usun, et kui lihtsalt vastates küsimusele, kust ta tuleb, eks ju, et kui me räägime nendest proportsioonidest, siis minu jaoks ongi kõige suurem küsimus, et kus Eestis peaks õpetama rohkem esimese kõrgharidusastme nagu nii-öelda
tudengeid, kas on rohkem rakendussuund, see ei tähenda, et rakenduslikust kõrgharidusest ei võiks tulla ülikooli magistrisse, see ei ole ka välistatud, et ja noh, teine, mis Aune ikkagi ütles, millega ma olen väga nõus, on see paindlikkus, noh, et sa saaksid teha väga palju ampse, sest eriti AI maailmas, kus see majandussektor hakkab muutuma nii kiiresti, et sa mitte kunagi ei jõua tasemeõppega sellele järgi. See tähendab seda, et sul peab olema väga palju võimalusi ennast tasemeõppes, mitte tasemeõppes, vabandust, õpiampsudena nagu täiendana. Kusjuures meil tuleb seadus ka nüüd uuel nädalal, mis seda võimaldab võib-olla isegi veel paremini. Nii, aga teeme siis viimase küsimuse. Meil oli soovija siit eest. Aitäh! Mina olen Ruth Tammerg, olen Tartu Ülikooli ametiühingu juhatuse esimees ja ma väga tänan sellise diskussiooni eest, selle organiseerimise eest ja kõiki, kes te kõnelisite ja vastu pidasite. Et mul tekkis väga palju küsimusi teid kõiki kuulates ja üks nendest asjadest on kindlasti see, et ametiühingus me kindlasti mõtleme selle peale, et ülikooli töötajad ei oleks üle mõistuse ära kurnatud, sest sellega on seotud õppekvaliteet kahtlemata. Kui õppejõud peab taotlema projekte selleks, et saada omal seda palgaraha, neid õppejõude ei ole vähe, kes niimoodi pidevalt selles projektirattas on. Ja mul on tegelikult üleskutse, et kui ministeeriumi esindaja ja Riigikogu liige on siin kohal opositsioonist, praegu ei ole ja siin ei ole, aga tähendab, on olemas koalitsioonipoliitik, et siis kui me teame, et on sellised probleemid, eks, et võiks olla baasrahastus suurem ja et siis võiks sellega päriselt ära teha, eks. Et see ei oleks niimoodi, et kogu aeg see üks ja seesama suured raskused õppejõududel. Ja siis selle sotsiaalse ebavõrdsuse kohta, et no kuidas seda siis lahendada, eks ole, et noh, kes siis elab Tartus või Tallinnas, muidugi tal on siis kergem, aga seda ju iseenesest kuidagi teisiti ei saa lahendada, kui on näiteks ühiselamu võimalused, mis on soodsad või on stipendium neile, kes on kuskil kaugemalt. Seda kuidagi teisiti ei saa. Jälle me jõuame valitsuseni, jälle me jõuame selleni, et noh, teeme siis ära. Teeme nii, et tudeng ei peaks selle pärast kannatama, et ta on kuskil kaugemalt või siis õppemaks tartlastel. Tehkem ära. Aitäh! Võib-olla kiirelt kommenteerin siis, mõtlen, millest ma alustan. Ma alustan sellest lihtsalt pool naljana, et vaata, kellele meeldib pikk plaan, kellele meeldib reform, mulle meeldib muutus. Ja muutusi teha on ka tore, et selles mõttes ei ole, meie toome muutust margid taga. Lühidalt sisusse, selles mõttes, mis puudutab kõrghariduse rahastamise muutmist ja teaduse rahastamise muutmist, meil on 2 paralleelset süsteemi praegu nagu reaalselt protsessina käimas. Ühes on Aune ka juures, eks ju, kõrghariduse rahastamise muutmisest, kus me muu hulgas arutame seda jaotuvust just kõrghariduse rahastuse vaatast, aga tegelikult see protsess käib. Et ma arvan, et ta nüüd lähikuudel võib-olla lõpuni ei jõua, aga ma arvan, äkki aasta sellega läheb, kuni esimesi tulemusi on nagu nii-öelda näha kokkulepete mõttes ka. Nüüd, mis puudutab ebavõrdsust, ütleme, mina keskenduksin kõige enam päriselt sellele ebavõrdsusele, mis tekib seal alamastmetel selleks, et meil tulevikus ei oleks seda olukorda, kus mitte ainult see, et ta ei saa Tartusse tulla, vaid tal ei olegi by default, tal lihtsalt ei olegi võimalust kõrgharidusse minna, sest tal ei ole keskharidust all või tal ei ole midagi, tal ei ole isegi nagu mõttes seda mõtet, et ta võiks kõrgharidusse minna. Et ta ainuke mõte on see, et ta lõpetab siin samas, kus on ta vanemad, näiteks. Et see on nagu see, kuhu ma nagu selle rõhu ise paneksin ja see rõhk on täna seal, et eestikeelsele haridusele üleminek toimub, eks ju, sinna investeeritakse, õppimiskohustusreform hakkab toimuma, nüüd tuleb see realiseerimine, kutseharidusreform toimub, et need on nagu 3 sellist suurt muutust, eks ju, mis praegu toimuvad, mis kõik soodustavad seda, et meil oleks väljakukkumine pärast põhikooli väiksem, eks ju, ja lõppude lõpuks, kui ma võtan Tallinna näite, et Põlva ja Lasnamäe on suht samal tasemel väljakukkumise mõttes üldse mitte halvaga, vabandust, aga see on nagu andmestik, et siis näiteks see sama kool, eks ju, kus ütleme, kuna ta asub keskkonnas, kus on tekitatud kooli nii-öelda
ütleme, korjeala sellisena, kus on ainult sotsiaalmajad, siis need lapsed isegi ei näe neid teisi lapsi, kes ei ole sotsiaalmajade lapsed, eks ju, ja nii edasi, eks nendel lastel ei ole nagu isegi unistust head elu omada või kõrgharidust omandada, sest neile ei anta seda võimalust, eks ju, et noh, ma olen Aunega väga nõus, esimese klassi katsed on saatanast, et noh, see on nagu esimene asi, mis tuleb ära lõpetada, eks ju, sul peavad olema, aga teine kõige suurem küsimus, mida me peamegi hakkama lahendama, noh, üks asi on metoodiliselt, kuidas sa lähened, eks ju, nendele noh, klassirühmadel, teine on, kuidas sa neid komplekteerid. Et no näiteks võtame näite, et kui palju kesklinna lapsevanemaid oleksid nõus oma lapse panema kuskile Lasnamäe kooli, noh, eks ju, selleks, et see segunemine toimuks ja kui ta seguneb, siis see tähendab seda, et see kvaliteet tõuseb, sest need lapsed, kes on nõrgemas positsioonis, tegelikult jõuavad järgi nii-öelda 9. klassi lõpuks nendele, kes on paremas positsioonis. See on olnud selle ühtsuskooli nagu mõte ja nagu tulemus, et noh, aga see on nagu, ma arvan, Eesti hariduse lähisajandi kõige suurem pähkel, mis läbi närida, kuidas hariduslik segregatsioon nii-öelda, ma räägin põhihariduse tasemel, mitte keskhariduse tasemel, põhihariduse tasemel läbi närida. Katariina. Ma võib-olla teen hästi lühidalt, aga sellise harukordse juhtumi, kus ma võib-olla kaitsen HTM-i ja Danielit, et tegelikult see sotsiaalne ebavõrdsus, see, mida ma tegelikult näen hästi positiivsena, on see, et lõpuks ometi me oleme võtnud needsamad tingimused, millest ma rääkisin. Daniel juba tegi ülevaate tegelikult sellest, et kui see lõpuks ka Riigikogust läbi läheb, et õppelaenul päriselt ei ole vaja enam käendajat, sest et noh, praegu see on väga suur teema, et tõenäoliselt kui su vanematel ei ole võimalust sind toetada, siis tõenäoliselt neil on mingid kohustused, mille tõttu nad tegelikult tõenäoliselt ei sobi ka käendajaks, on ju. See määr suureneb, et ma tegelikult näen, et me liigume selles mõttes õiges suunas ja tegelikult asju on algatatud. Nüüd on lihtsalt vaja need lõpuni viia, et mulle tundub, et me päris ei seisa enam paigal. Muutused. No, väga palju asju on tõesti nagu teoksil, et sellest õppelaenust me vähe rääkisime, aga mingi paar aastat tagasi meie kõrghariduse toetusrühm tegi tudengitega koos Riigikogus ka selle arutelu ja minu jaoks oli see võib-olla veidi nagu pettumus. Nüüd me ka sellel sügisel rääkisime tüe nagu palvel sellel teemal, et tudengid nagu ei näinud väga selles üldse nagu mingit parendust või et see ei olnud nagu see, mis päästaks. Et samas noh, tõesti see, ma olen nõus nagu, et see nõuab, et see süsteem oleks väga hästi läbimõeldud. Et see oleks nagu ütleme, et ta ei oleks nagu orjastavatel tingimustel see laenu võtmine, et ta võib-olla oleks nagu piisavalt suur, et selle pealt saaks ka elada ja nagu mõeldagi, et kui ma nüüd nagu ütleme, võtan selle laenu selle asemel näiteks, et tööl käia, et ma jõuan kiiremini võib-olla oma õpingutega ja paremini edasi ja ma hakkan tegelikult seda raha nagu teenima pärast rutem tagasi. Inflatsioon sööb selle summa nagu nii ära, et see, mis sa võtsid nagu 10 aastat tagasi, tegelikult nagu muutub nagu mingis mõttes väiksemaks, et eestlased ju võtavad kodulaenu väga palju, et meil tegelikult see protsent, kui palju on ikka laenuga endale ise kodu ostnud, on tegelikult nagu mega suur, ütleme, aga samas õppelaenu võimekus või nagu soov seda võtta on olnud hästi väike. Et samas ütleme, eks see laen on orjastav ja minu meelest, miks mina arvan, et see nagu on praegu võib-olla ikkagi veel poolik, on nagu see, et me võiks mõelda ära ka ikkagi laenu kustutamise tingimuste üle. Me võiks mõelda seda, et kui tudeng läheb tööle, et see atraktiivne koht on see, et mitte lihtsalt, et mina ise teenin, vaid millistel tingimustel seda nagu kustutatakse, et ütleme, kui ma lähen nendesse ametitesse või nendesse piirkondadesse, kus on väga nagu tööjõudu vaja, et siis mul oleks nagu selline kindlustunne, et näiteks minnes Ida-Virusse õpetajaks või minnes nagu juristiks isegi sinna või minnes Kirde-Eestisse, eks ole, ma ei tea, ütleme mingisugust sellist nagu logopeeditööd näiteks tegema, eks ole, et mul tegelikult nagu riik panustab selleks, ta maksab selle nagu kinni ja võib-olla see nagu vähendaks natuke ka ütleme selles mõttes või oleks õiglasem ka näiteks meie arstitudengite puhul, eks ole, et ma ei oleks selle vastu midagi, et nad töötavad 5 aastat näiteks Soomes, aga sel juhul ta võib-olla maksab ise mingi osa sealt nagu tagasi, sest et selle eest saab riik uue arsti koolitada või et ta lükkab seda edasi, seda tagasimakse nagu perioodi, et siin on kindlasti ütleme samamoodi see sotsiaalse õigluse nagu küsimus, et kus sa tegelikult selle ütleme oma fookuse nagu paned, et laen nagu hakkama saamiseks või laen selleks, et nagu kiiremini, paremini, hästi õppida ja siis olla tegelikult nagu tööturul ka atraktiivsem. Et see nagu lõpptulemus, ma tean, Aune on seda arvutanud ja paljud on arvutanud, et see lõpptulemus võib tähendada, et riigile raha sellega juurde ei tule, sellepärast et sa jagad selle tagurpidi nagu laiali, aga sa jagad võib-olla teistele inimestele ja võib-olla teiste nagu klauslitega ja lahendad ära mõne muu probleemi, mis ongi näiteks seesama, ütleme, tudengite liigselt suur töötamise probleem, et see käib tervise peale, nad ei saa õppele panustada ja siis ei ole
ka hea õppekvaliteet ja lisaks minu meelest ma ikkagi väga rõhutaks, et väga suur mure on sellega, et meil on väga paljudel erialadel just spetsialiste puudu, et selle kaudu tegelikult võib-olla me saaksime ikkagi mõjutada, sest ma olen nõus, et me oleme andnud siin IT-erialale stipendiumi, nüüd anname õpetajatele, aga meil ei ole mitte mingit garantiid, et nad tööle lähevad ka nendel erialadel. Minu arvates on see suuresti nagu jällegi riigi raha raiskamine, sest et ta annab õppimise ajaks ja tegelikult meil on tuhandeid õpetajaks õppinud inimesi, kes õpetajaks ei lähe. Et minu arvates see ots võiks olla nii, et sa tegelikult lähed siis seda tööd ka tegema ja hoopiski seal kustutatakse näiteks õppelaen, mille sa oled võtnud. Et see on nagu mõtlemise koht ja ma ei tahaks, et see reform poolikult läheb, et aga me vist arutame seda Riigikogus ja saame veel oma panuse öelda. Aitäh. Okei, ma 2 remarki teen ka. Ma selles mõttes sunnismaisust otseselt ei toeta, et ma ei arva, et tänapäeva maailmas see toimib, kui sa noorele ütled, et sa pead nüüd 5 aastat olema, ma lihtsalt ei usu sellesse, et see toimib, et noh, sul ei ole nagu koolituskohad ja töökohad, et sul on nii palju tööandjaid ja nii palju võimalusi. Vabandust, see on kindlasti vale termin, sest sunnismaine tähendab seda, et sind saadetakse sinna tööle, kuna sa oled seda õppinud. Kui minu lõpetamine oli, siis oli veel selline, et inimesed seisid järjekorras ja sulle öeldi, kuhu sa pead minema. Et sellist asja me ei taasta, aga sa võid minna ükskõik kuhu, aga sel juhul maksad sa oma raha nagu õppelaenu ise tagasi ja see, kes läheb tööle, sellel kustutatakse. Ma arvan, see on suur vahe. See ei ole sunnismaisus, see on sinu vaba tahe, ostetakse sinu tööjõudu. Ja ei, selles mõttes õppelaenu kustutamise vaatest on ta nagu noh, lihtsalt UK-süsteem võib-olla isegi sobiks sellisel juhul paremini, et selles mõttes kindlasti, aga ma arvan see, et me üldse selle õppelaenuga nii kaugele oleme jõudnud, et see kännu tagant, mis tegelikult on ju tükk aega ikkagi olnud, eks ju, ma ei tea, mitu üliõpilasesinduse juhti on sellega tegelenud, et ma lihtsalt toon näite, et see, et me intress tuleb nüüd 1,2% äratasti, eks ju, pluss Euribor intressi ülempiir tuleb 3% tänase 5 asemel, maksimumsuva tõuseb 3000-lt 6000-le, eks ju, tagasimakse periood pikeneb 2 nominaalajalt 3 või 4 nominaalajale, eks ju. Ja selle lisaks käendaja kaotatakse nagu väga suur edasiminek. Ma selles mõttes, et step by step sa hakkadki minema. Järgmine samm on nüüd küsimus, kuidas me jõuame selleni, et me võimalikult personaalselt suudaks ka neid kustutada, eks ju, sest see ühetaolisus ei tööta seal. Nagu me alguses vaata ka rääkisime, ka vajaduspõhisuse toetuse puhul, et kas see on ühetaoline mingi, leppisime sellel aastal 2013 sellised kriteeriumid kokku ja selle järgi me anname terve elu. Aga siin me jõuame, see on täiesti teine teema, eks ju, aga see ongi see, kuidas Eesti riigi digivõimekus on ja kuidas me suudaksime oma andmeid targalt kasutada ühes toredas personaalses riigis, eks ju. Jah, nagu kuulsite, siis kõrghariduse rahastuse teema on tegelikult väga pikk ja lai ja mitmekülgne ja mõned teemad meil jäid isegi rääkimata. Aga sellegipoolest ma julgustan teid mõtlema, see on alati hea ja mõelge siis sedasi, et kuidas teie tahaksite näha Eestit ja Eesti kõrgharidust. Aga sellega me lõpetame, nii et aitäh kõikidele panelistidele ja aitäh kuulajatele ja neile, kes on ekraani taga ja mis muud, kui kohtume järgmine kord. Ja aitäh, et tulite. Te saate all oma nime kirja panna, et meie projekti rahastus jätkuks. Ja aitäh.